Mul oli see õnn, et isa leidis mu jaoks alati aega. 4 käik, 6 käiku, sidur, pidur, kõik asjad. Motosport on number 1. Kool on number 2. Tippu jõuavad need, kellel kõik õnnestub. See, et sa oma karjääri juhtida ei suutnud, see on sinu mure. See, et sa ei saanud oma emotsioonidega hakkama, see on sinu mure. Tavaliselt kõige suuremad kritiseerid on need, kes ise mitte midagi ei tee. Mis siis, et ta ütles mulle, et ma kallan nagu naine? Lähed sinna, saad esimesed päevad niimoodi lähebal vastu hambaid, et nagu tahaks siklid müüki panna. Veel rohkem kohustusi. Sellele väiksele Indrekule oleks pidanud panema rohkem töökohustusi. Siis, kui hooaeg hakkab, on trennimeestel patarei tühi, ja nemad lükkavad alles siis uue käigu sisse. Ärge unustage kunagi seda, miks te seda üldse alustasite. Tippu jõuab see, kes oma vahendid kõige paremini ära kasutab. Siis need Ice Cream'i tüdrukud andsid neid allkirju ja siis ma ütlesin sõbrale, minu ütle talle, et ma olen maailmameister. Jõulud on peaaegu kätte jõudnud. Umbes 6 aega tagasi panime koos meie hea koostööpartner Verstoniga selle tasakaaluratta kõigi vahel loosi. Lisaks tänaksin veel Freetime Motokeskust, kes ka sellele loosile kaasa aitas. Ja täna on siis see päev, kus me võitja välja loosime. Kõik olete päris agarad kommenteerinud ja nagu me siis rääkisime, otsime uut maailmameistrit ja kellegi lapse jõulud me väga eriliseks see aasta muudame. Tänane saatekülaline Indrek Mägi aitab meil loosiratta käima tõmmata ja siit siis alustame loosiga. Ja võitja on selgunud. Mõttus Oliver on selle tasakaaluratta võitnud. Õnnitleme kõigepealt võitjat ja see tasakaaluratta me toimetame enne jõule tema kätte ja loodame, et siis saab täiesti nii, et tuleb sealt üks uus motokrossi sõitja ja veel kord palju õnne võitjatele ja aitäh koostööpartneritele. Tere, minu nimi on Indrek Mägi. Te vaatate podcasti Lenksud kokku. Kui teile see meeldib, pange like ja subscribe. Tere, head Lenksud kokku podcasti kuulajad ja vaatajad. Oleme teie ees tagasi episoodiga number 13 ja täna on meil külas üks motokrossi maastiku värvikamaid tegelasi, paljude fännide lemmik Indrek Mägi. Tere, Indrek! Tere, Martti! Enne kui päris saate juurde läheme, tahaksin tänada meie häid toetajaid, tänu kellele me seda podcasti siin teha saame. Unibet spordibaar, Verston, Bikeman, Motopood ja Tool Center. Aga Indrek, nagu ikka me siin külalistega alustame päris algusest ja läheme ka sinu puhul sinna lapsepõlve tagasi. Räägi, sinu esimene mälestus motokrossist. Kust, milline, mis ajast see pärit on? Jah, ma olen juba kursis sellega, et aasta sellest räägite ja mul on lõpuks hea meel, ma kohale jõudsin, sellepärast, et ma olen päris kaua seda plaaninud. Meil on ka väga hea meel. Väga kaua oleme seda plaaninud ja siin on vahel peal gripid asjad tulnud igasugused. Ja mul on aega mõelda nende asjade peale. Just ütlesin täna hommikul, et no lõpuks ma siis lähen nagu rääkima sellest, mida ma olen mõelnud. Ja eks ma olen teie podcasti ju tegelikult jälginud. Mitte päris kõik osasi. Mõned on huvitavad minu jaoks. Pean ära mainima viimane osa Gert Varikuga, mu lemmik. Aitäh. Mul on suur sümpaatia Gerdi vastu, kui inimese vastu ja sportlase vastu. Mis siis, et ta ütles mulle, et ma kallan nagu naine eelmine aasta kuskil. Aga pole hullu, ma käisin tal korvis, sellega ma veel lahendame ära, sest et siis, kui ma päris talle näitan oma korvivõimeid, siis ta räägib teist. Vähemalt on aus mees. Aga ühesõnaga, minu spordikarjääri algus on seotud ainult ja minu isaga. Mu isa on samamoodi, miks ma siis Gerdist Varikust rääkisin sellise hooga kohe oli. Mu isa on ka
motospordiga seotud olnud siis just külgvankritega motokrossi kaudu. Ta oli Eesti meister, ta oli mitmekordne Eesti pronks, tegi rahvusvaheliselt siin Baltikumi tasemel häid tulemusi ja loomulikult see oli nii loomulik ju, et ma olin temaga kaasas kogu aeg ja see algaski täpselt niimoodi, et isa käis võistlustel, minu tsikkel pandi peale. Loomulikult kõik see motospordi algus, ma mäletan, kuidas ma kartsin seda. Tal oli roheline Kawasaki korv ja Väike-Maarjas oli selline, see Väike-Maarja vanem rada, mis oli ja alati peale trenne, kui ma olin seal, siis ta tõstis mind sinna paagile, see on see 500 ja kuidas ta gaasi keeras, see kõik värises niimoodi. Ma mäletan, ma tegelikult kartsin seda, kuidas nii peale, aga samas mul on ka selline nagu vägev mälestus sellest, ma läksin jälle, ma kartsin, aga ma teadsin just, seal oli selline väike kaksik, kus ta alati üle sõitis seda hetke, ma mäletan, ma kartsin, aga lõpuks jah, siis juba harjusin ära, siis sain see mootorratta saamise lugu on täitsa samamoodi, ma olen sellest paar korda rääkinud. Mul oli väga lihtne, ütleme nii, teisipäev tõukeratas, kolmapäev jalgratas, neljapäev mootorratas ja reede tippsport. See ei ole päris nii. Aga umbes nii see küll. Põhimõtteliselt, et seal oli niimoodi, et aknast kogu aeg ikkagist jälgiti, vaadati, kui ikka hoitakse tasakaalu juba tõukerattaga väiksest mäest alla minnes, siis enam. Järgmine samm. Hoog sisse jalgrattaga ja jalgrattaga asi selge, kõik järgmine päev BV Honda 50 toodi koju. Piire kombati varakult. Kindlasti. Ja siis see algas, isa muga tegeles ja tema selline kirg ja armastus motospordi vastu, see on meeletu, see on uskumatu ja eks ta mind sellega nakatas. Kodu juures sõitsime. Kui vana sa siis olid see, kui sina esimest korda tsikli peal läksid? 3,5. Ikka väga varakult. Ma olen detsembris sündinud, mul oli eile sünnipäev ja ma olen detsembris sündinud ja ehk siis suve alguses me hakkasime sõitma. Ma seda tegelikult mäletan väga hästi või siis mingeid hetki, kus ma esimest korda kuhugi puuklotsi otsa sõitsin ja üle pea panin ja kus ma esimest korda isale lehvitasin ja vasta sauna seina sõitsin ja vasta Opel Ascona oli tollal vasta kapotti sõitsin otse ja kõik sellised asjad, aga üldjuhul jah, sõitsime iga päev kodus. Meie kunagise elukoha lähedal on siis Müüriko krossirada, millega isa on tegelenud juba algusest saadik. Seal käisime tihti sõitmas. Ja eks ta niimoodi algas. Mulle meeldis sõita. Ütlesin noorena kogu aeg, mulle meeldib sõita. See on hea. Aga sa rääkisid, et isa oli ikkagi veel tegev ka külkade maailmas, on ju. Et kas sinu fookus ja isal sinuga fookus on alati lapsest saadik olnud soolode peal või on ka kunagi käinud nagu teemaks või aruteluks, et sina näiteks läheksid külgkorvi maailmasse? Ei, kui ma 3,5 olin, siis meil sellist arutelu ei olnud. Aga tagantjärele? Ei ole, kindlasti ei ole olnud. Alati on olnud see ja ma pean ütlema ka seda, et vaatamata sellele, et isa mul alati oma spordiga tegeles. Tema on ju suht hiline alustaja spordis. Ma arvan, ta oli umbes 27, kui ta sai selle võimaluse. Ta on täpselt see ise endale need võimalused loonud. Ja kui ma mõtlen, ma olen täna 30 juurde ja isa oli 27, põhimõtteliselt mina 3 aastat tagasi alustaks sporti. Et peab ikka tahtmine olema ja ei, seda varianti ei olnud ja ma olin väga õnnega koos sellepärast, et mul oli see õnn, et isa leidis mu jaoks alati aega, tegeles alati spordiga. Ta on alati minu kasvatuse juures selles mõttes olnud spordiga seotud kõige juures, ta on alati minu jaoks olemas minu asjadest väljast, selles mõttes mul on väga vedanud ja leidis alati selle aja, võttis mind alati trennidesse kaasa, näiteks isegi kui läks maardustrenni, kõige hullem unenägu oli üldse maardurajale trenni. Ja ma pean ütlema, mina 50 ei olnud Eesti kõige kiirem sõidumees. Sellel on väike aga juures. Ma ei ole kindlasti, ma ei saa öelda, et ma olen andetu. Mul peab ju midagi olema, kui ma täna siin stuudios istun ja räägin teiega. Aga selle taga on kindlasti suur hulk tööd. Ja mulle meeldis mootorrattaga sõita.
aga ma ei olnud Mats Karva või Lauri Lehtlane. Mul on hea pilt kodus, kui ma esimest korda, mu esimene võidusõit, siis ma ei tea, kas see oli 95 või 96, ma tõesti ei mäleta. Ma mäletan seda krossi, terve Väike-Maarja oli kohal, see julm mudakross Müüriku krossi rajal, isa oli veel saepuru sinna peale vedanud, on ju, see kunagi, see nii suur sügiskrossid Maarjas toimusid kogu aeg. Ja noh, kuna isa on korvimees, siis alati seal olid ju tippkorvimehed kohal isegi sergised ja need rajad olid ju rasked, eks. Ja ma mäletan ise alati seda suurt hüpet, et siis ma käisin ka alati korvisõitu ekstra vaatamas, et kas keegi lajatab selle suure hüppe üle korviga või mitte. See oli vägev emotsioon. Ja siis point oligi siis iga kurvi peal oli üks sõber rajatas, ma olin kogu aeg pikali. Selleks ajaks mul oli juba uus tsikkel, see oli KTM number 5, valge KTM. Ja peale seda isa ostis mul uue mootorratta KTM, see esimene oranž, selline minul ja Germo Kiileril oli see. Ma ei tea, kas te mäletate. Plastik oli ju niimoodi, et see plastik oli niimoodi, et oli ühest sellest, kuidas seda nimetatakse, valatud nii-öelda ühest. Ja, ma mäletan isegi neid. Ja siis me sõitsime ja siis oligi täpselt üldjuhul oligi Germoga me võidu sõitsime. Germon oli veel see pruun nahk tagi seljas ja siis point oli selles, et kui sõidiks läks, siis saad aru, mina tulin niimoodi, mul on Narva krossi pilt ja siis Lehtla tuleb oma selle punase lemmiga. Nad olid täis superstaarid. Tuli mulle, ma arvan, 3. ringiga sealt sisse ja see pilt on täpselt, mina tulen jalg ees väljas, Lehtla tuleb püsti peal kaest põhjas. Ja aga jah, siis vaata meie selle tiimi dünaamika juures, ma pärast räägin sellest võib-olla rohkem, on väga pull asi on see, et mu isa ja mina tegime talviti hästi palju tööd. Ja ma hiljem sellest tuleb väga palju juttu ja pull oli see, et ma olin küll Eesti põhimõtteliselt kõige aeglasem 50-ne, aga järgmine aasta ikkagist ma tulin välja. Ma ei olnud kõige kiirem, aga ma pean ütlema, see oli täpselt niimoodi. Me tegime talveotsa tööd, meil oli alati rada kodu juures, ta alati tegeles ja see oli konstantne töö, selline teadlik tegevus tegelikult lapsest saadik. Samamoodi, ma ei tea, te rääkisite eelmises saates kunagi Tanniga siin, et Tann ka jooksis noorena. Minul oli alati samamoodi, et meil oli kokkulepe, kui palju ma seda 100% täitsin, aga mul oli kohustus, et tee otsa tagasi jooksin vähemalt kilomeeter päevas, alati mingisugused kätekõverdused, mul oli väike boksikott alati. Teinekord lõin seal, siis isa tuli boksikotiga mind vastu. Korra segan siin, et ma olen ise nagu märganud ja viimasel on mulle nagu see kuidagi jäänud silma, et kui ma mõtlen sinu peale, mis sa praegu rääkisid või enda peale või meie generatsiooni peale üldse, siis meil oli nagu tsiklisõit preemia, et me pidime alati mingisuguse kohustuse või välja teenima tsiklisõiduga. Täna tihtipeale ma näen vastupidi, et lastel on juba tsiklisõit kohustus, kuna isa tahab rohkem, et poiss tsikliga sõidaks. Ja ta mingis mõttes võib nii olla, aga ma pean ütlema, mul sellist asja selles mõttes ei olnud. Mul ei ole kunagi olnud niimoodi, et kui sa seda teed, siis sa seda ei saa või noh, midagi sellist selles mõttes, et seal on kohe asjad arutatakse ära. Selge, said aru, paneme edasi. Tähtis on, et sa ise mõistaksid, miks te midagi teete ja mida te teete. Just, ja siis oligi see talvest, kas ma jooksin, ma suusatasin alati, käisin suusavõistlustel ka jällegi isaga koos enamus ajast, eks. Käisid sa trennis ka mõnel muul alal, näiteks ütleme mingi teise treeneri juures või mingis grupis treenimas? See oli lihtsalt pigem see, ma käisin treenimas, aga see oli jälle teistmoodi. Sinu küsimusele vastates ma käisin trennis vahel, vaatasin, kui oli vaba päev, käisin kergejõustikus, aga ma ei olnud mingi kergejõustiklane. Kull noores peas ma olin võib-olla klassi kiirem jooksja esimesed need, sest et ma olin lihtsalt nii palju teinud teistest rohkem ja eks ma võib-olla olin füüsiliselt ikkagist andekas ja rahvaste palli mängisin, see mulle hullult meeldis ja jalkat käisin mängimas niimoodi, aga minu asi ikka oli niimoodi, et okei, suusatamine, siis palgati ikka suusatreener ja siis ma läksin. Ja ta oli personaalselt sinuga? Jaa, näiteks ma peangi siinkohal võtma mütsi maha, et Ulvar Pavlov, kes lahkus mõned nädalad tagasi, mitmekordne Tartu maratoni võitja ja väga suur spordinimi Lääne-Virumaal Tammsalus suusataja, et temaga mul oli au sõita seal klassikat ja mul on väga hea meel, et see on ka see teema, et meie see Ulvar ja kõik erinevad need sportlased, kes meie kandis on, see spordihing on nii suur kõik, et ükskõik kuhu sa lähed, kas sa lähed Väike-Maarjasse või sa lähed Tammsalu või kus iganes sa lähed, seal on alati sportlased ja seal ei ole kunagi seda hetke, et sa jääd lihtsalt niimoodi, et
et noh, sul lihtsalt hakkab häbi enda ees. See ongi see teema, sul hakkab häbi enda ees, sest et kõik on nii lahedad vennad, nad teevad sporti, see elujõud, mis seal on, selles mõttes see kant, kus mina elan, on super kant. See on hästi vägev, et sellest räägid, sest mina näiteks olen ise üles kasvanud Viimsis, on ju, ma ei ole seal nagu sellist asja tunnetanud, et seal ma pigem, noh, näed ikka kedagi metsas jooksurajal või kuskil, aga sellist higi, veri ja pisarad, mingit spordiaurat ei ole, mille ma leidsin näiteks mõni aeg hiljem nagu treeninglaagrites käes Otepääl, on ju. Et ma täitsa kujutan ette, et see, mis sa räägid, et see lapsest saati selle sees olla, et see on nagu üli selline jõudu andev asi, on ju. Ja vaata, kuna sa sellest teemast praegu räägid, siis me oleme nalja visanud. Eks me oleme omavahel siin veeretanud igast teemas ja helistanud 2 Eesti tipparastajad, nagu me oleme nagu kiireimad tipparastajad, nagu Jura Petrov kunagi ütles. Ja muideks Jura Petrov on ka meie saate suur sõber. On või? Nii et tervitused Jurale. Me oleme endiselt siin. Aga mis ma tahan öelda, vaata, mina olen tihti näinud seda, et sina oled avastanud selle võlu. Just seda, sa räägid sellest Otepääst ja sa hästi palju räägid sellest, et kuidagi ma ütlen spordi monitoorimine, jah, et kõik see selline teadus ja kõik sellest. Aga minu jaoks on see olnud sellest saadik nii tavaline, et mina ei leia selles midagi erilist enam, sellepärast, et minul see, et ma käisin jooksmas, see on tavaline, see, et ma teen seda, see on tavaline, on ju. See on minu osa olnud terve elu. Et mul ei ole sellist vau-efekti sellega, et ma nüüd avastan. Ja seda on isegi olnud kas või sotsiaalmeedias märgatud. Ma olen juba mingisugust, ma ei tea, 3-5 aastat vaadanud, et tegelikult mingid erilisi trenni storiesi või mingisuguseid postitusi nagu treeningprotsessist. Tsiklisõit on üks asi, on ju, see on kõige tähtsam. Aga just sellist contenti on nagu vähemaks sul ka jäänud, et ma arvan, et see on nagu teadlikult tulnud. See on teadlikult tulnud ja teine asi on ka see muidugi, et sa oled aru saanud, et kui sa ikka oled võistlustele ja sa ikka kaotad, siis pole mõtet väga reklaamida. Mida sa reklaamid? Aga seda sa võid täna öelda, et see, kui sa oled jooksurajal kiire või suusatad hästi, et see erialasesse spetsiifikasse ümber kanda on hoopis teine teema, et cross on nii eriline ala. See on täiesti teine teema ja ma ütlen nüüd küll vahelduseks seda, et mida vanemaks ma saan, seda paremini ma seda oskan. Aga see on mingisugune teine asi, millest ma ei oska rääkida, ma ei tea, kus see tuleb. Seda paremini sa oskad, sa mõtled siis neid muudest trendidest saadud asju üle kanda motocrossi. Aga fakt on ka see, et ükskõik lähed jalgratast leiutama, tegelikult on see, teed aastaid midagi. Ma nendest lugudest teile räägin pärast, neid on vägevaid lugusid ja enda üle on alati lahe nalja teha, kui loomulikult ainult ise teed. Aga tegelikult selle teemaga on niimoodi, et jalgratta leiutamine ja minu puhul, ma toon jälle korraks oma isa mängu. Mul on vaja käia kodus, isaga rääkida vahepeal, et tulla kuskilt pilvedelt alla, et ta lihtsalt, ta tunneb mind nii hästi. Ja tänapäeval on see, sa küsisid ennem ja küsiti, et su lemmik-äpp YouTube. Täna info on nii saadav kõigile kätte ja kõik on nii targad. Saad aru, aga see on selline, et sa hakkad midagi õppima, siis see teine staadium, sa saad seda kõigile jagada ja rääkida, kui tark sa oled. Siis 3. staadium on see, kui sa ei taha kellelegi midagi rääkida, vaid sa tahad saavutada. Ja minu puhul on ka see, et ma pean minema koju, täna ongi, vahepeal teed siin igast erinevaid treeninguid, jooksjad, käid, lihtne suusatamine, tõesti, ja mul on isa seda ammu öelnud, et suusata rohkem. Kuidas ma sulle ütlen, seal on nii palju asju kinni, et kui sa oled oma selles mentaalsuses kinni, et ma tahan olla nii-öelda see tippkrossi sõitja, siis ainuke asi, millest suudad mõelda, on see, et sa ei suuda seda 2 sammu tagasi teha, sest sa tahad ju olla see krossimees, kes läheb Hispaaniasse ja kõik need sõidavad seda jalgratast ja asju. Aga tegelikult selles hetkes, kus me täna oleme ja eelmine aasta ja kui ma võtan oma selle eelmise aasta, millest me hiljem räägime, tähendab 2022 ja see kõik, siis tõesti on asjad, mida ei tasu uuesti leiutama hakata ja noorest saadik, mis toimisid, kui ma junnide DJFM maailmeistriks tulin, kui ma noortena arenesin, need samad asjad tegelikult toimivad ja minu puhul see on kõik ammu olemas. No see ongi see tahe, ütleme, ja ega sportlastel palju, ma ise tean seda, et kui see tahe läheb nagu liiga tugevaks, et ega see ka hea asi ei ole, et sa hakkad leiutama mingeid imeasju, on ju, sa otsid nagu, see analüüs tekib nii kõva, et sa hakkadki nagu sa ütlesid jalgratast leiutama, et tegelikult jääda nagu 2 jalaga maa peale ja rahulikult see plaan nagu üle vaadata ja teha väikseid korrektuure, aga mitte nagu täiesti mingit uut asja tegema hakata. Absoluutselt mitte ja
ja loomulikult sa küsisid tegelikult see küsimus tagasi juures tulles. Ma olen 2012, räägime siis selle teema, aga ma tahan pärast rääkida korraks sellest 50 ajast veel, aga ma räägin ruttu selle teema ette ära, et oli mingi aeg minu karjääris, kus ma ju läksime ja see rong liikus ja lihtsalt sellest ei tohtinud maha jääda, sest iga sammuga sa proovisid sellest kinni hoida, sest et ootused peavadki olema suured, sa pead jõhkralt, sul peavadki olema suured ootused ja tegelikult ka pinged, nagu sa oled ise öelnud, me oleme rääkinud, see on privileeg. Meil on see privileeg seda teha. See, et inimesed ootavad sult, et sa võidaksid, see on tegelikult privileeg, sest kõigilt ei oota stardipuudaga 40 meest, aga võib-olla 35-lt ei oota keegi võitu. Nad teavad ja sa ise tead, et sina oled tegelikult selleks võimeline. Ja, et seda tuleb enda jaoks lahti arutada ja sellest kasu lõigata. Just. Ja mingi aeg karjääris oli see, et lihtsalt said need materiaalsed vahendid sel määral otsa, et sinna on ikka taotud, vabandust, mitte minu poolt, vaid minu pere poolt, isa poolt siis täpsemalt, et sinna ja minu toetajate poolt ja seda võimalust enam ei olnud niimoodi teha, et sa lähed kogu aeg elad seal, kunagi ma reaalselt elasin seal kogu aeg. Ja siis olidki raskemad ajad ja ma pidin Eestis olema. Noh, ja siis ongi täpselt see, et sa teed selle loo ära ja siis tuleb mingi vana kooli vend, sükste suurte kätega, tugev Eesti mees, ütleb, no me omal ajal ikka pommi panime, need tänapäeva poisid, need on nõrgad. Mis mõttes reaalselt saad aru, mis mõttes mina nõrk olen, on ju? Ja siis teed jõhkralt trenni ja arvad, et sa teed nagu, ma ei tea, sangpommis, suusatad, jooksed, jalgratas, sõude-ergomeeter, kõik asjad, kõigis tõused, potentsiaal midagi teha on ju tegelikult jõhker, sest et kross annab nii suure baasi. Aga point on selles, lähed spordiarstile ja siis kui hooaeg hakkab, tegelikult sõidutunde ei ole, on ju, ja ei ole teinud seda justkui tegelikult valesti. Ja siis hakkavad probleemid pihta ja lähed spordiarstile, VO-maks on 70 juures, eks? Ja ideeliselt jooksed ka ikka kiiresti ja kõike jõuad teha, et tsikli seljas mitte midagi teha ei jõua. Sellepärast tõesti, seal on loomulikult, sa pead olema väga vormis, see pole küsimuski, motokross on üks maailma raskemaid alasid, me teame seda kõik. Aga see, kuidas motosport on nii spetsiifiline ja ma ei tea, kas sa nägid viimane sellest, see ei ole jalgratta leiutamine, ütlen taaskord, aga sõitmine on kõige olulisem. Sa ei saa maadlejal öelda, et kuule, tee oma see olümpia ettevalmistus või isegi tavaline mingi võistlus ettevalmistus, mine jõusaalis. Me sõida motokrossi, see on umbes sama hea, et see ei ole kuidagi moodi isegi arutelu. Motokrossi sõit on kõige olulisem. Juba see, kuidas su keha reageerib adrenaliinile, kuidas sa harjunud oled sellega, sest et oleme ausad, sa oled puu taha, sa vaatad pulssi, ma otseselt ei vaata, sul on alati pulss üleval. Muidugi. Nii, see on loomulikult sul on juba üleval, aga mingis kohas see pulss ju tegelikult, see piir tuleb pähe, et see, mida rohkem sa sõidad, see muutub sulle tavalisemaks. Ja see löögisageduse reserv jääb suurema, et millal sa jõuad oma maksimumi. Ja just, sest et kui sul on see ärevus ja kõik see mitte, sa ei ole seda teinud ja alati minu jaoks on kuldreegel on see. No 40 tundi peab alati sõitma, iga aasta avastad seda, 40 tundi, siis võib hakata rääkima sõidust. Ja nii on ja see on väga hea küsimus, et tuleb teha väga palju trenni, aga tuleb teha niimoodi, et kõik, mida sa teed, on motospordile ja motokrossile mõeldud ja täpselt samamoodi, mis on minu kõige suurem vaenlane, on puhkust tuleb jälgida. Puhkus oleks tasakaalus. Ja just, et arengut ei toimu, kui sa pärast trenni puhkust teed. Ja nende põhjused on ka sügavad, et selleks me peaksime tegema täitsa uue podcasti, et nendest rääkida, aga kindlasti me tulevikus teeme ka veel, kus me võtame teemad eriti laiali, aga ma tahtsin siin veel seda rääkida, ma just nagu leidsin selle osa nagu huvitavan, et tegelikult ongi nii, et ei ole ühte kindlat viisi, kuidas motokrossis heaks saada, ka treenimises, et sa võid, üks mees võib olla väga jõuline sõita, teha hästi palju jõusaali, tal toimib see, teine mees on väga peenike ja jookseb väga hästi näiteks, on ju, et need on erinevad viisid, igaüks peab leidma oma ja teine asi on see, mida ma olen märganud, et miks toimib see, nagu sa ütlesid, et mis sa lapsepõlves oled teinud, sest sinu keha on sellega harjunud ja ta tahabki seda saada, et jõuda sinna tippvormi, on ju, et loomulikult mingil määral sa pead uusi ärritajaid andma, aga tegelik see baas on oluline jätta nagu sama põhja peale. Ma olen nõus sellega täiesti ja point on selles, et tegelikult kui sa vaatad motosporti kui sellist, siis kui me hakkame motosporti harrastama noorena, mina hakkasin 3,5-selt, siis mis on see ala, mida sa kõige rohkem teed?
sa sõidad ka ju. Jaa, see täpselt. tähendab seda, et tegelikult kõige rohkem sa pead olema mootorrattaga kontaktis. Jaa. Ja tulles veel korraks tagasi selle juurde, tõesti, inimesed on väga erinevad. Geneetiliselt juba. See ei ole see klišee, et me kõik oleme, ei, see ei ole see koht, ma pean ka seda tegelikult silmas, et ongi. Mõne inimene saab minna jõusaali ja teha seal, ma ei kujuta ette raskustega. Mina näiteks ei saa. Aga ma ei saa ka öelda, et mul oleks probleeme jõuga. Et mina hüppan siia kangi otsa, ma tõmban 20 lõuga lõdvalt. Täna ma olen selles kohas. Ja mõni vend peab iga päev tõmbama raskusega ka veel, on ju, et ta üldse suudaks võib-olla 15 lõuga tõmbama. Aga minul on omad probleemid, mida mina pean lahendama. Mina pean võtma rahulikult nüüd sealt tsoon 3-st nüüd tulema siia tsoon 2 ja rahulikult. Aga üks peabki teadma, mis on minu tugevad küljed ja mis on need nõrgad küljed, mida ma pean kaasa aitama. Ja selle aastamiseks ma ütlen, ei tasu minna väga kaugele, kui sa tead midagi, mis on sinu lähedal olnud, sellepärast ma ütlen, jah, loomulikult tuleb hoida oma silmad lahti, tuleb teha erinevaid, ajaga tuleb kaasas käia, aga minu jaoks on oluline see, ja ma olen seda ka varem öelnud, ma pean oma isaga vahel arutama neid asju. Ta justkui nagu toob mulle teise pildi ja mina lõpuks otsustan oma peas ja järgmine päev see tundub mulle veel reaalsem ja ma panen siis selle kokku ja see väga hästi toimib, sest et elutarkus on tegelikult see, mis sealt tuleb ja see on üks kõige olulisemaid asju. Jah, aga sa näed ise ka, et mina näiteks näen, et see võib-olla, et me teeme näiteks liiga vähe erialast trenni, et see on ka mingisugune trend, mis tuleb nagu näiteks kas või Ameerikast, et me näeme, kuidas Aldon Bakeri bootcampis kõik sõidavad jõhkralt maanteeratast, on ju, ja siis me Eestis terve talv nagu sõita ei saa ja siis kõik sõidavad mingi, ma ei tea, hommikust õhtuni jalgratast, on ju. Et see on pigem nagu trend ka motocrossi maailmas, mis liigub, et minu arvamus on tegelikult, tead mis, tegelikult on see, et me näeme sealt, võtamegi YouTube'i lahti, me näeme seda kõik ilusat ja me näeme ainult seda, mis ongi ilus, see on jälle selline asi, mida me kõik teame loomulikult, aga me ei näe ebaõnnestumisi ja see, ütleme, valem selleks, et õnnestuda mingil alal ei ole see, et me saame teada, mida sa õigesti tegid, vaid see, mida valesti tehti, aga neid asju, mida valesti tehti, keegi sulle ei näita, sest et seal tuleb ego mängu ja inimesed ei taha tegelikult näidata, kui nõrgad on. Inimesed ei taha, ise ei ole kunagi tahtnud ja see on lihtsalt inimloomus. Tulles tagasi selle teema juurde, minu jaoks see on huvitav sellepärast, et ma kujutan ette, et Aldon Baker tegelikult nende poisid sõidavad veel kõige rohkem, aga siin tuleb see, nad näitavad täpselt seda, mida nad näidata tahavad. Üks hea lause on kunagi seoses mu minevikuga, ma olen endale saanud ühest kohast, et kõik, mida me näeme, on perspektiiv. Kõik, mida me kuuleme, on arvamus. Tõesti, me ei tea mitte midagi. Ja point on selles, seesama teema. Ma ütlen sulle ausalt, ma arvan, et Eesti poistel jääb see raha koti taha. Miks nad sõidavad vähem? Ja ka tingimused, mis meil Eestis on. Aga mis sa arvad, et kui meil ei oleks poistel, meil on Eestis nii palju andekaid krossipoisse, tegelikult nii palju. Ja küsimus ei ole selles, küsimus on selles, mis sa arvad, kui neil oleks mootorrattaid saada, kui neil oleks naelrehve saada, et nad ei sõidaks siin talvel, rahaliselt nad ei läheks kuhugi, kõik läheksid ja see teema taandub ikkagist raha taha. Kõik teevad neid otsuseid selle pärast, et võimalusi ei ole. Ise, sa tead ise väga hästi, mina tean oma karjääri juures, see võib ju tunduda hästi ilus alati kõik ja ongi. Mul on paremaid aegu, mida ma ei ole võib-olla kõige paremini ära kasutanud tegelikult, aga on ka väga palju raskemaid aegu, kus sa ei saa laagrisse minna, kus sa alustad ka alles märtsikuus. Ja kui sinna veel väike vigastus juurde panna, siis see hooaeg ju tegelikult on hukule määratud. Ja sa terve aeg nagu justkui ajad seda nagu ideaalselt seda sõidutundi ja vormi ja kõik ajad nagu taga ja kogu hooaeg läheb. Millal sa selle 40-50 tundi täis saad? Sul on juba ammu krossid läbi ja Eesti ja siis sul on juba hinges mingisugune väike pettumus, kui sa oled vaimselt nõrgem sellepärast, et kõik juba ei ela sul enam kaasa. No sa lähed kas või Euroopasse, on ju, märtsikuus jõuad Lommelisse. Kohalikud vennad on juba 100 tundi ära sõitnud, on just lähed sinna, saad esimesed päevad niimoodi lähebal vastu hambaid, et nagu tahaks ikka ja siis tekib ka see vale tunne, et ma pean tagant järgi kõiki järgi tegema, siis sa töötad ennast üle mingil määral. Ja see kõik ongi, ja sellepärast ma ütlengi, need teemad, see on lahe teema, sellest võib rääkida, aga see teema päeva lõpuks selleks me peaksime korraldama täiesti uue podcasti ja võtma ja tegema sellest pikast, sest need on sellised pisiasjad, mis on väga olulised, aga tõesti, aga selle on vaja sisse minna. Kuule, aga liigumegi siit natukene sinna algusesse tagasi, tuleme mööda seda radapidi. Tegelikult sa ikkagi noorena said päris ruttu, päris kiireks.
Sa enne mainisid siin Lauri Lehtlat ja teisi, kes seal püsti peal kaaspõhjas tulid ja mööda sõitsid. Aga kui sa nüüd Lauri Lehtla kõrvale jätad, võib-olla ei peagi kõrvale jätma, kes su need esimesed iidolid olid seal 50 lõpus 60 peale minnes? Keda sa ise vaatasid niimoodi alt üles ja hindasid? Juss Laanso, number 99 Kawasaki, peapael või mis asi siit tuli? Ja rätt oli jah. Ja ma olin noor poiss, mulle väga meeldis, kuidas Juss sõidab ja mis siis ma võin öelda, samamoodi mulle väga meeldis, kuidas Aigar sõidab. See on see, mis ma mäletan, ega ma ei mäleta ausalt, kui ma olin 4 või 5 aastane, aga ma mäletan kõiki hetki ja sellest me saame ka rääkida. Aga jah, sa rääkisid Laurist ja Matisest ja miks Beletskis. Ja seal oli neid poisse veel, samamoodi Varand, kes täna siin ei ole, Varand oli ka ju omamoodi imelaps, eks. Aga me läksime selle teema juurest juba edasi, siin valgusime laiali. Minu pärast loomulikult. Et tegelikult on nii, et see talv tuli vahele, ma ütlesin, me tegime isaga väga palju tööd ja isa tegeles muga palju ja mina olin nõus seda tööd tegema. Ja ma tulin kevadel välja, isa läks korvide MM-ile kuhugi välismaale. Esimesed krossid ma sõitsin ja siis selle KTM 50-sega, selle oranžiga, mis tuli, sõitsin ja tead, ma olin poodiumil tegelikult, ma hakkasin vaatama. Pühajõe kross, 2, Tartu kross, 3, Livs võitis ja ma olin poodiumil ja ma vaatan sealt, ma otsisin neid aegusi, ma tahtsin näha, kas ma sain ringiga või ma ei saanud, aga ma ei leia. Aga ma olin poodiumil, ma olin seal olemas, aga loomulikult isa tuli tagasi. Minu poiss paneb selge USA-st FMF-i kitt peale. See jõudis kohale. Lühike kiige, värgid-särgid, maja ees, gaas peale, selja peale, 50 hooaeg oli läbi. Ma hakkasin seda niimoodi kartma, sest et see oli selline elajas. See käis niimoodi edasi. Ja lühike kiige, siis mul tekkis mingi väike hirm ja siis ma hakkasin ikka veerand gaasiga sõitma. Aga eks mul oli helgemaid hetki ja oleme ausalt selle 50 aasta, kui ma sõitsin viimast aastat seal klassis, siis ma põhiajast võistlesin Varandiga. Varand oli must noorem ja ta oli kerge imelaps ja ta oli hirmu äratav oli vaadata, oli selline vend, et sõidad võidu, need esimesed vennad panid eest minema ja siis Varand oli ja siis kukkus pikali ja siis läks tsikli juurde, keeras gaasi põhja ja nuttis. Ja siis peale sõitud ja siis ütles, et vaat oli mees, noh, näed, niimoodi tahab sõita. Siis mõtlesid, teine sõit läks, et tegid ära. Et me Martiniga kindlasti palju sõitsime võidu tol ajal, aga see töö oli pidev ja ma käisin trennides kaasas kogu aeg ja isa oli alati sellega seotud. Töö käis, siis toimus margivahetus, tähendab klassivahetus ja ma olin selline 4.-5. vend kogu aeg. Ma ei olnud viimane loomulikult, aga ma ei olnud kiirem. Ja siis oligi, toimus sünnipäevaks sain käikudega Kawasaki 65. Ma seda pilli vaatasin seal allkeldris, mõtlesin, ma ei taha sellega teha. See käiguvahetus aga juba oli söövad saima kandnud, siis kombe läks seda Indrek, ma olin järgmine päev. Siis seal kodus ma mäletan tee peal täpselt, see just see, vast kõik kutid ja tead, see on pull. Ma nüüd tagant järgi saan aru, kus vanemad kutid lihtsalt panid su laiudesse kogu aeg ja rääkisid, see on nii õudne, see on nii juba psüühiliselt häirisid ette ära. See on sama teema, mida ma täna teen isest puudaga. Mõnikord lihtsalt teed mingeid rumalaid asju meelega ja siis ta vaatab, kuidas sa oled imelik. Sa oled täiesti imelik, aga ise naerad tegelikult. Ja see on tegelikult, siis vanemaks saad aru, kuidas terve elu need kutid on pannud su laiudesse niimoodi. Ja see ongi, aga ei, tegelikult meil läks suht ladusalt, ma õppisin ära käiguvahetuse loomulikult ja läks kohe aeti talverada lahti ja läks. No aga esimene siduri päästmine, kas sa ikkagi tagaporka said küljest ära? Ei saanud, ma arvan. Ma jäin püsti. Väiksena on alati kõik need asjad nii uued, et ma mäletan ka seda hetke, kui pidi hakkama käikudega, mootorrattaga sõitma ja siis on kõik see, et sa ju küsid ja mõtled, mitu käiku on, mis käiguga sa lähed, mis käiguga sinna kurvi. Täna hiljem me kõik saame aru, oleme öelnud, see kõik on ainult tunnetuse asi, sa iialgi ei mõtle selle peale, mis käik, aga väiksena kogu aeg sa mõtlesid, kurat, 4. käik, 6 käik, kus sidur, pidur, kõik asjad, seda on kõike nii palju lihtsalt. Minul on vastupidi. Kuna ma olen muusikaalselt suhteliselt, võib-olla mul isa sai sellest aru, siis ta on alati mul öelnud tunneta, asju tunneta. Loomulikult võib-olla algust, aga ma võin ju igast asju
absoluutse kuulmisega mängida, aga loomulikult, mida sa ei suuda, on käiguvahetus. Tuleb. see on nagu, et see on tihtipeale see, aga siis läks talvel, tegime palju trenni nagu ikka. Ma räägin, et meie trennid olid sellised talvel ikka, et koolist tulime, mis mõttes, aeti autot, paisuka äärde, tulede valgus, sõprade autod, sõitsime kas või 8 asju, kogu aeg sõit ja nii ta läks ja tegelikult siis olukord oli selline, ma sõitsin alguses ja mul ütleme, kas oli 99 või 99, ma arvan, oli see, kui mul isa murdis oma jalaluu keegumissimmi etapil ja tema spordikarjäär lõppes, aga siis läks kogu fookus minu peale ja siis läks kõvemaks tööks. Tõesti, siis oli tegelikult see aeg, kus ma hakkasin tõsisemalt suusatama, mul oli suusatreener, ma käisin ujumistrennides, jooksmas, ma tegin alati väga palju sporti ja loomulikult motosport oli number 1. Ma ütlesin algkoolis alati õpetajale, et motosport on number 1. Kool on number 2. ise, sa pidid seda kogu aeg rääkima. Ja siis oligi ja esimene aasta ka, ega ma ei teinud mingeid häid sõite tegelikult, ma olin seal minu meelest, kui ma ei eksi, võib-olla olime seal esimene 65 aasta täpselt oli mingi kullasega seal taga. Ja töö käis kogu aeg konstantselt ja kui me liikusime sellest järgmisesse aastasse, see talv, oli talv, kus me tegime julmalt kodus veel rohkem tööd. Ma mäletan lihtsalt iga päev peale kooli ma tulin, isa ajas, vahepeal meelega jättis lume sinna, et mul oleks raske, ma kukkusin. Need trennid olid päris rasked ja jõhkrad tegelikult selles mõttes. Ma tahakski kindlasti sulle öelda, et räägi võib-olla natuke lahti ka seda, et ma näen täna hästi palju ja mida ma ise enda noorest saate teada, et mina näiteks ka ei teadnud, kui palju on palju. Et räägi, mismoodi see töö käis, kui palju sõideti, mitu päeva nädalas sa sõitsid? Kõik päevad. Täpselt. Seal ei ole nagu küsimust, sest et oleme ausad. Selles vanuses sa tegelikult tippsporti sel määral ei tee. Küll aga on nüüd teema, et miks on võimalik, ma lähen korraks tagasi, miks kunagi oli võimalik see, et näiteks nagu mu isa või neid on kindlasti sadu näiteid veel, kes hakkavad hilisest peast sõitma, kui neil võimalus tekib, on see, nad olid motospordi, mototehnikaga nii seotud, need kohalikud kogukonnad, millel oli see tehnika, nad teadsid kõike, nad oskasid, valdasid sõidutehnikat tegelikult juba ükskõik, sõidad mingite vanade motikate, millega iganes, aga sa tead ju, kuidas sõita. Nendega sõita, sa õpid sõitmise ära ja hiljem see tuleb. Et meie puhul täpselt samamoodi, et kui mina olen siis noor kutt, et loomulik on ju see, et ja noorena taastumine on ju kiire. Sul ei ole ju mingisuguseid probleeme, midagi, see beam-up, ma ei oska teaduslikult rääkida sellest, aga ma tean oma puhul, see väsimine ei ole füüsiline, vaid see on vaimne. Ja miinus teine asi, mis lapsena saab hästi jagustada, et sa ei tee veel nii suurel määral ka muud trenni, et ikkagi sõit on siis eriti number 1. Sõit oligi alati number 1, sest et sa oledki motomees ja sa peadki, on ju mingi reegel, millest on räägitud, ma ei tea, kui tõenes on see 10 000 tundi. Et kindlasti seal ju mingisugune reaalne tõde on sees. Aga minu puhul oligi, kui tulid koolist põhimõtteliselt iga päev riided selga, laks tund aega, meil oli alati tund aega, nagu oli see, et sõidad järjest, teeme, aga see tund aega, see ei olnud nagu lihtsalt, et seal on ikka nii, et 3 ringi pealt, mis sa teed reaalselt ja hakkas pihta, saad aru, ja seal läks andmiseks siis elemendid, asjad püsti, uuesti edasi. No täpselt sa rääksid ka, et jättis lumiseks, kord lükkas maa paljaks, et ta tegi sulle väljakutseid. Aga ega see, mis minu sees toimus, täna ma teeks oma pojale samamoodi, aga mis oma sees ma tegelikult kartsin, nagu seda lund näiteks on ju. Ma tegelikult ma olen mõnes mõttes selline arglik olnud, ma ei ole selline hull vend noorest saadik olnud, 50-sega mida iganes. Olid mingid hetked, kus ma tegin midagi hästi, aga ma ei ütleks, et ma olin üldse mingisugune talent. Minus oli potentsiaal olemas, aga minu talendi mingiks hetkeks tõi välja minu isa julm tahtejõud ja samamoodi mitte ainult minu isa julm tahtejõud, vaid ka minu enda tahtejõud, sest et sellele vastu panna, sa pead ju vastama sellele ja ega oligi, kui sult küsitakse, et kas sa tahad siis seda teha, kas sa saad hakkama sellega, et tegelikult see on ju nii lihtne asi. Näiteks see ongi see, et nagu palun võta see jalg piduri pealt ära, nagu ära hoia seda jalga piduri peal, on ju, et siis täna ma ju saan väga hästi aru, kui närvi sa võib ajada. Aga see point ongi selles, et aga mina olin jällegi see vend, et ega ma ei andnud alla. Kas sul silm säras selles mõttes, sa tegid seda kõike hea meelega, sa ise tahtsid sõita või natukene, isa pidi sind vahel ka sundima ja käskima? Ei, mulle ikkagist meeldis sõita.
aga lihtsalt ega igas asjas on ju mingisugused raskused ja mingeid asju sa kardad ja see on loomulik, et sa kardad mingisuguseid reaktsioone ja mis, aga päeva lõpuks on see, et ma olin uhke enda üle, me läksime trennist koju, me olime, kui ma suutsin need asjad ära teha, kõik olid õnnelikud, mina olin õnnelik ja siis tuli areng ja see tuligi ja see ongi see, kuidas see peab olema selles mõttes, et ja see töö käis konstantselt. Ma mäletan neid talvesi nii hästi. Ma mäletan neid musti maske eriti, tõmbad neid päev kuskilt, mitte just tänapäeval need uhked maskid, mis on igast, või need tavalised. Vanad villased suusamaskid. Ja need olid alati, siis sõidi aeg närisid seda. Läks jääs seal, lõpuks läks jääs. Ja käis ja sõitsime ja kõige pullim oligi see, me tegime jõhkralt tööd ja kevad esimene kross, mulgikross ja see põhimõtteliselt oli niimoodi. Eesti viimane 65-ne, no eelviimane, see punt ja mulgikross, porikross, lumi tuli maha, me läksime, ei olnud ju tegelikult mingisuguseid ootuseid selles mõttes. Saad aru, pauk käis. Kui me olime Kullasega muidu siin taga, siis Kullas võid stardi ära, mina teine. Poiste 65 kuubikulistel võitis avastardi Indrek Mägi, teine oli Priit Rätsep ja kolmas Harri Kullas. Teise stardi parim oli Matis Karro, taas oli teine Priit Rätsep, seda lätlase Ivanovsi ees. Stabiilne sõit, tagas üldesikoha Sõmerupoisile Priit Rätsepale, teine oli Matis Karro ja kolmas Indrek Mägi. Ja ma sain Kullast esimese sõit mööda. Ma lihtsalt panin minema just kõigil. Ja ebareaalne oli see, et see on veel mootorite maailmas, kusjuures on see sõit, ma olin päeva kokkuvõttes kolmas. Mul oli Sinisalu müts lillase läärega ja saad aru, ma panin niimoodi minema esimene sõit, kõik kaotasid. Kristjan, kes oli meie suur iidol meie pundis, Rätsepa Kristjan, Priidud, ma ei mäleta, kas Lehtla, arvatavasti Lehtla, kõik olid seal, Karro oli seal ja saad aru, mina võitsin neid. Ma võitsin selle sõidu, ma tulin maha ja ma mäletan seda finišit. Mu isa seisis seal, saad aru, tal pisarad jooksid ja ta kõrval oli Tõnu Lill ja Tõnnil oli ka pisarad silmis. Ja ma tulin ja saad aru, ma mäletan seda hetke, kui isa mind kallistas, et sa tubli on ju. Ja mul endal praegu ka, et see oli see, mis muutis seda hetkest. Ma reaalselt, ma panin sellist tuld, et ma siiamaani vahel mõtlen, kui vägev see on. Ja kõige hullem on see, et see oli pori. Ta oli julm pori, milles ma ei olnud hea tegelikult. Sooned asjad. Ma panin jalad, käisid. Ma ei mäleta, võib-olla sa mäletad mulgikrossil see kõik teeäärne, need hüpped olid kunagi. Seal olid sooned, panid jalad, käisid ja tulid esimesena. Ja tead, Kullast tuli teisena. Et põhimõtteliselt see oli märk sellest, kui palju me olime tööd teinud. Me teame kõik, et te olete Lääne-Virumaa punt, sina, Harri, vennad Rätsepad, kõik te olete sealt ühest kohast ja ühe generatsiooni vennad. Kas või kui palju tega koos mingi hetk trenni tegite? Oi, me tegime väga palju koos. Et see oligi meie asja point, et sellest hetkest me hakkasime väga palju ka koos treenima. Ja siis see, kuidas me üksteist vedasime. Ja meie pundi pea absoluutselt oli Kristjan. Ja saad sa aru, kui me kuhugi läksime, siis oli ju alati see, läheme kuhugi trenni. Ma ütlen korra vahel Kristjan Rätsep, siis praegu pole perekonna nime tulnud, et siis... Just, ja Rätsep Kristjan ja alati Kristjan oli meist kiirem, vanem, osavam. Ja me tahtsime alati talle järgi jõuda. Ja siis meil oli pundis, meil oli alati keegi, kes täitis mingi nõrkus ära. Mingi hüpe oli põmm, jälle Priit tuleb, nagu Priit on. Üks päev teda ei olnud seal, teine päev mingi imeasi vend paneb lihtsalt kõik hüpped pikalt üle, vaatad jälle, jumal, jälle peab hüppama. Ja kõik me tegime selle ära ja see kambavaim, mis mingi periood käis, see oli see, mis meid tegelikult väga, väga julmalt tippu viis. Me tegime ikka ohtralt. Me tegime trenni niimoodi, et me sõitsime iga päev, meil olid oma rajad, väikemaared, me käisime mööda Eestit, pluss Rätsepadel oli kodurada, staadionirada, ülikihvt rada. Mul oli veel ka oma kodus rada tegelikult, meil kõigil olid need võimalused. Kullas elas Väike-Maarjas, tema sai läbi tee ääre Väike-Maarja krossirajale. See trenn, me lihtsalt sõitsime, vahepeal peale trenni tegime kätega väärtusi võidu seal käis. Ja tegelikult see oli ülilahe aeg, ma ütlen ausalt ja võt need on... Käisime, meil oli, isal oli see vana korvipuss veel, vahepeal käisime sellega koos, kõik terve pundiga. Muidugi kõige hullem oli see, et kui koolist tulid, ma tead, mulle ei meeldinud need liivarajad noorena. Ja eriti see, mäletad seda vana Andrese
Kristinovi seda vana rada seal, kus praegu on nüüd see. Selle vana lagunenud selle majakese juures või? Ei, see on, sealt sõidad edasi ja paremat kätt. See on põhimõtteliselt, nüüd on seal, ma arvan, see veekogu. Seal oli kunagi rada. Ja seal olid suured valid, aga point oli sellest, me tulime kuskilt koolist või kus iganes, see punt korjati mööda Eestit peale, tsiklid olid kõik seal ja Viitnal me tavaliselt seisime. Ja siis saad aru, mul oli alati nii, sõid oma need friikad või mida iganes ära seal on ju. Ja siis istusid seal taga. Siis mõtlesid, palju on aega, tund aega. Ja siis hakkab see piita. Saad aru, vahel see oli see liiva, need treeningud olid julmad selles mõttes, et see panime seal motosi võidu aja peale, vahetasime kohti, vägev aeg ja see on see põhjus, miks me tegelikult väga kiiresti arenesime ja meie, nagu ma ütlesin, pundi juht oli Kristjan, keda me kõik püüdsime, need väiksed vennad, tema oli siis see rong ja meie olime vagunid. Ja see on äge, et sa selle välja tõid, et see kamba vaim ja jõud, mida ma olen ise, mina näiteks üksi treeninud, on ju. Et see, et kui sul on kiiremaid mehi või kas või samal tasemel mehi rajal sama aeg, kellelgi on parem päev, keegi leiab mingis hüppes uue soone, hüppab selle hüppe üle, sul tekib niisugune hea pinge, hea võistlusmoment, kus sa tahad olla vähemalt sama hea või parem ja tegelikult on see, mis edasi viib, mis tekitab arengut, on ju. Et täna nagu isegi sai mulle veel selgemalt, miks teie punt nagu nii hea oli, eriti noorena ja sealt edasi samamoodi. Ja sa võisid alati kindel olla sellest, sest et Kristjan oli alati Eestis küsija. Priit oli ka, teatud hetkedel Priit oli täiesti peatamatu vend, mingitel hetkedel, samamoodi mina, samamoodi Kullas, et need on jah, aga mida ma tahtsin öelda sulle, see nooruspõlves ja mida vanemaks saad, siis täna ma ütlen, täna mulle nii väga ei meeldi koos treenida inimestega, sest et siis see on täpselt see, ole aus, ütle mulle päriselt, miks ma küsin seda? Kui sa lähed laagrisse, eelmine aasta te käisite Käärikul. Mitu korda sul oli niimoodi, et tegelikult oleks võinud selle pulsi ikka hoida 20 lööki allpool, aga ma pidin kellega võidu sinna mäe otsa suusatama. Et sa lähed oma plaanist välja. Ja absoluutselt, see on kambas treenimise, ütleme eriti, kui hakatakse nagu väga sellist spetsiifilist trenni tegema või näiteks just on mingi kindel blokk sul, et sul on mingi baasi ladumine, võib-olla üks mees on alustanud 2 nädalat varem omal ja temal on juba kiire tempo, on ju. Et siis seal tekib see, et sa pead kogu aeg nagu ennast tõestama. See taandub jälle sellele, mida juttu oli, et kõik inimesed on erinevad. Me oleme erinevas vormis, mingil erineval ajal. Siin ma tahtsin ühe asja välja tuua, et kambas treenimisega ma olen ise mõlemal pool olnud. Üks hetk on olnud see, kus ma hullult tahan kampa endale, mul ei ole seda olnud, on ju. Otsid meeletult kellega koos sõita. Teine hetkel tahad ise teha, aga ma lugesin kunagi Peeter Nordhugi raamatut. Ja ta ütles väga hästi kambas treenimise kohta. Vaata, meie alal ei ole sellist kultuuri, aga nemad treenivad ju koondistega. Neil ei ole võimalust, et see koondise laager on ju, ja sa ütled, ma ei tule. No siis sa ei ole ülejärgmine päev koondises enam, sul ei ole neid hüvesid. Et vaata, kui koondisel on omad hüved, siis koondis saab ka panna sportlastele nagu kohustuse, et sa pead seal olema, muidu sa ei saa neid, mida teised saavad. On ju. Aga siis ta ütles hästi, et ühed on need, kes säravad laagrites, eelhooajale trennis ja üldiselt on alati nii, et need, kes hakkavad hooajal tegusi tegema ja võitma, on ju, ja medaleid võtma, need mehed on tagaloksujad kogu selle treeningperioodi rongil. Nad teevad ainult oma võtmemomentidel, oma kiired liigutused, ülejäänud aja nad logistavad ja siis, kui hooaeg hakkab, on trennimeestel patarei tühi, on ju, ja nemad lükkavad alles siis uue käigu sisse, on ju. Ja see on kindlasti nii ja me oleme seda tegelikult kogenud oma karjääride jooksul ka kindlasti tänaseks. Me mõlemad oleme ja täna on hea see, mis on pull on sees. Tulles tagasi selle pundi juurde, tollel ajal, kas sa mäletad, Erki, sellist ja sina, Marti, Gary Semiksi õppevideo? Ma olen kuulnud seda, ma ei ole ise vaadanud. Just, vaata, see ongi see teema. Meil oli Gary Semiks tuli punti, me vaatasime, vau, mind läheb alla. Läheb alla pidurdusmaal, hoiab tagapidurid natuke peal, tagaots hoiab alla. Aga mingid nipid, kusjuures ma ütlen, kui ma noor olin, ma olin 61. aastal, kui mu isa ütles mulle näiteks, et esipiduriga hoia soones maas, niimoodi lähed kogu aeg ja mingisugused asjad. Et tead, ma ütlen, tema puhul on ka see, ta on ise kõik õppinud, on ju, ja minu jaoks mingitel hetkedel, me oleme käinud ju ülekandeid kommenteerimised, räägid seal bla seda ja lähed koju, toob jälle mingi asja välja ja siis hakkad vaatama, ongi nii. Et ta mingis mõttes nagu väike selline geenius, kes tõesti näeb neid asju ja omastab, aga tal ei ole olnud seda võimalust seda teisiti edasi anda, aga ja samamoodi mulle väga palju asju juba noorena tegelikult, mis täna tulevad aktuaalseks, mul on tegelikult räägitud.
aga mida ma tollel ajal ei pidanud nii tähtsaks. No vot, see ongi see, kui sa ise omal käel õpid, sa teed kõik head ja vead läbi. Aga kui sul on inimene ees, kes on need vead läbi teinud, siis tõenäoliselt sina teed juba algusest peale kõike kogu aeg hästi ja sa võimalikult vähe teed neid vigu. Ja see on ka point selles, et täpselt ongi see, et kuidas see jõuab sinuni, kuidas sa seda vastu võtad. Et kui sa oled alatasa selles keskkonnas, kus sa kogu aeg pead võitlema selle eest, et teha maksimaalselt, siis sul ei jäägi seda hetke, et korraks vaadata, kas ma üldse tehniliselt midagi õigesti teen. Ja sellest tulenevalt ma ütlengi, et mina hoian ennast proovin. Alati ma tahaks loomulikult minna. Aga isegi kui sa lähed jooksma või mida iganes, suur vahe on selles, kui sa lähed ja seal mulised oma vahel või mida iganes on ju. Ja üks asi on, see on vahel vajalik, aga teine asi on see, aga kui mina täna jooksen, ma isegi jooksuaeg mõtlen oma tehnika peale. Miks? Sellepärast ma ei taha, et mu hilkad haigeks jääksid, mida iganes, et mu kere oleks paigas, kõik sellised asjad. Ja et seda teha tsoon 2 rahulikult, ma tean näiteks vana reegel on see, et lähed jooksma, et räägi kellegiga. Siis ma räägin oma ette. Inimesed vaatavad küll, et imelik on ju. Et jah, räägid, kõva häälega räägid lihtsalt ja arutad. No tere, Indrek, kuidas sul siis täna läheb? No täna olin hommikul laisk, lasin pool tundi trenni üle. No kuidas sa nii tegid? Ja meelega räägid. Et jah, et selles mõttes see nooruse ajal see koos tegemine mingi hetkeni on ülioluline ja see viib edasi, sest et sa näed ka teiste pealt. Kristjan ja vaata, me oleme väga erinevate kasvatustega kõik. Meil on väga erinevad perekonnad. Nendel oli väga tugev perekonnadünaamika ja mida ma kindlasti Priidu ja Kristjani pealt tihti nägin, oli see, et tegelikult, kuidas nad oma isasse suhtusid. Ma kõrvat ju nägin seda. Nad väga petsi austasid ja eriti Kristjan ja nad noorena just olid sellised, neil oli alati siuke kanister vette eest, puhast kaevuvett, siis nad jõid seda. Ja siis nende vesi oli ka hästi siis ta tundus hästi maitsev, sest Kristjan jõi seda. Ja kõik sellised asjad, ise oleks tahtnud Gatorade'i juua või mida iganes. Aga siis ka, et nagu, aga kui Kristjan oli nii kiire ja Kristjan seda joob, et siis tahad kõik teha nii, et saaks sama kiireks vähemalt. Seal on hästi palju asju ja neid lugusi, hea lugu, me läksime junnide MM-ile kõik koos pundiga välismaale, laevaga üle. Kohe Rootsis esimene see suur järv, mis tuleb põmm vette, jääkülm vesi, värgid, kõik jäid haigeks. Jõudsime kohale Šköönisse, kõik olid haiged. Üks miinus kambas liikumisel. Täitsa metsas päev otsa seal külmas vees, kõik olime, ma ei tea, et kopsupõetikus ei olnud lõpuks seal Šköönis. See oli kusjuures see kross, kus esimest korda siis me räägime Lääne-Virumaa sisekonkurentsist, aga ärme unusta ära, et siis paneme juurde veel kõik need üle Eesti lehtlad ja kõik, kõik sakuvennad, uusnad, samamoodi varrandid, kes meie konkurendid olid, kõik lätlased. See punt oli 20, ma kutsun seda Baltikumi maffiaks reaalselt. Ja kui see Euroopasse lendas, siis oli niimoodi, et laupäeval hollandlased nutsid, pühapäeval nad nutsid kõik, saad aru, selle pärast. Sest et see oli niimoodi, saad aru, need on täpselt niimoodi, et eestlased tulid kuskilt kaugelt. Vaatame, kus on täna ühe päeva peame puhkama ja lätlased, ei, me ei puhkanud. Sõitsid Hollandisse, sõidu ära, tulid tagasi, järgmine päev panid seal. See generatsioon eestlased ja lätlased, mõned leedukad, võib-olla valgevenelased ka, kes seal veel olid. Sealt saab 30-40 matsi, kes olid enam-vähem 2-3 seki sees, kõik sama kiire, puu täis, see oli ikka ulme generatsioon. Ja ma olen nagu ise võib-olla tagantjärgi ka rohkem mõelnud, ja ma küsiks sult ka, et mis sa arvad, mis nagu sellel hetkel papades sellise nagu tahtmise ja tuhhi tekitas? See ei olnud ju nii, et kõik need poisid sündisid ja hakkasid hirmsasti tahtma, vaid see algab ikkagi nagu isadest. Et see oli nii suur punt isasi, kes nagu nii räigelt tahtsid, olid valmis panustama. Vaata, see on väga lihtne. Need inimesed on kohal. Nad olid kohal selles, mis nad teevad. Sest ise oled tänapäeval ka, et telefon on kuskilt kaugemal. See on nagu väike laps reaalselt, nagu, kes tahaks ema juurde, telefon on kuskilt kaugelt, siis ja siis sa avastad neid selliseid nõmedaid mustreid teinekord endast või mida iganes, siis see ongi täpselt see. Nad olid vahetult kohal. Nad armastasid seda, mida nad tegid. Vaatad seda entusiasmi. Saad aru, ma olen seda nalja teinud ju. See on täpselt niimoodi, ma ei valeta sulle, see on nii. Oled Prantsusmaal teisipäeval. Mootorrattal läheb midagi katki. Isa vaatab,
no kolmapäeva õhtuks jooksime kohale Eestisse garaaži, et ära võtta ja siis jõuame reedeks tagasi. Et see on täpselt niimoodi, et seal ei ole nagu mitte mingisugust allahindlust ja nad armastasid seda ala, nad olid motospordi fännid ja sellele peab andma ikkagist ka see kultuur ja ajastu oli nii erinev. Ja ma tahan rääkida tegelikult ruttu sellise teema, et ma saan rääkida oma perekonnast ja kindlasti see haakub ka teistega. Esmalt ma mainin ära, kas te vaatasite Karksi Nuia, seda dokumentaalfilmi, mis on tehtud? Ei ole veel jõudnud. Palun vaadake seda ja point on selles, see on selline asi, et külmavärinatega vaatad ja see ei ole ainult see, suur austus, seal on väga palju tippe, kes sõidavad ja on olnud see, kes neil seal kõik on, see on muljet avaldav. Aga teises mõttes, just üks päev kodus arutasime, seda on võimalik kanda üle kõikidesse Eesti kohtadesse. Täpselt samasugune nagu oli see Nuia, oli Saku, oli kuskil Vokas, oli Väike-Maarjas, Vao, seda oli Eestis, kõik oli ja see elu käiski nii ja kõik olidki ju, see oli mingisugune väljund. See oligi ju väljund, noored kutid, see oli nende väljund, täna said me mitte midagi, need võtad on YouTube'i lahti, vahid seal 3 tundi, mida Conor McGregor teeb, ongi tehtud, aga siis sa läksid ja sa tegid ja loomulikult su eelkäija, su isa või keegi ta tahab anda sulle ju parimat edasi seda kogemust ja ma kujutan tõesti ette need vanemad vennad ja kõik, kes seal neid lugusid rääkisid ja kõik, see on tõesti vägev, sest et ma vahel kuulen, ma kuulan neid lugusid ise, see on tõesti, see on see, mida Eestis ei ole täna. Ja sa tõid hästi näiteks selle mootori äratoomise Eestist, on ju, et tegelikult me ju üldiselt kõik oleme läinud nagu mugavamaks ka, on ju, ja sellist asja nagu sina rääkisid või ma ise mäletan, täna enam nagu tegelikult ei tehta, on ju. Hakatakse pigem otsima, et kas saab UPS-iga kuskilt saata või minnakse üldse öelda, seda võistlust me ei sõida, et tuleme... Kõigil on kiire ka alati kuhugi. See ajast on muutunud, sest et sport on muutunud, et tänapäeval sul ongi vaja suuremat tasemed peenhäälestuse juures, et teha tulemusi. Sellepärast, et varem sa saidki, varem oli küsimus ellujäämises. Täna on peenhäälestuses. Ja sest, et see ühiskond areneb koos motospordi, millega me sõidame tööriistadega. Need on meie mootorrattad. Võta siis tänapäeva 4,5 versus mingi vana aja 4,5. See tänapäeva 4,5 ju tegelikult suhteliselt on ju, ta on tegelikult ju nii võistlus valmis, kui sa paned mingid enda asjad ja sa suudad ta enda järgi ära teha, siis vastuseks siis lõplikult küsimusele on see, et nende entusiasm ja see tulebki sellest, kus nad on kasvanud, see on see vahetu reaalne elu, mida nad elasid. Meie ühiskond, meie ajastu, me veel elame enam-vähem reaalsus, aga väga palju, mis tuleb, see on nii teistmoodi. Jah, muudatus ongi see, mis on paratamatus ja see peabki muutuma, aga mina olen küll õnnelik, et ma olen saanud seda vanakooli sellist kätt ja vanakooli ellu suhtumist ja neid elutõdesi, sest et minu meelest need tegelikult ei kao mitte kuskile, need lihtsalt natuke võib-olla lähevad kuhugi tahaplaanile, sest et see uus ja kõik on nii mugav ja huvitav. Algul tundub hästi ahvatlev. Aga tegelikult reaalselt toimivad kõik vanad asjad. Mind huvitas üks asi, mis sa välja tõid, et peenhäälestus on kallis. Motosport üldse on muutunud palju kallimaks. Tsikli hind on rohkem kui 2 korda tõusnud, on ju. Et kui me vaatame seda generatsiooni ja vaatame peale, ütleme, Tanel Leokit, on ju, seda näiteks MXGP klassi või MX1, on ju, et mingil maal on suur punt mehi jäänud nagu seal siis selles kuninglikus klassis sinna 17, paremal sõidul võib-olla 15, 19, 20, on ju. Nad on jäänud nagu toppama ja mitte keegi ei ole suutnud läbi murda. Ma ei taha öelda, et Tanelil ja Tanelisal oli lihtsam, aga see eelarve mastaap oli ikkagi oluliselt väiksem kui 2015 jõuda nagu MM-i etteotsa ja see eelarve kokku ajada, et selle asja nimi on karjääri juhtimine ja fakt on selles, et ükskõik, mida me siin räägime või teeme, suures pildis on olemas see, meie lähme välja, me nimetame seda individuaalseks spordiks, meie avatarid, see on see Erki Kahro, Indrek Mägi, Harri Kullas, Priit Rätsep, Tanel Leok, aga selle avatari taga on nii palju ja see avatari taga on näiteks minu puhul, meil on väga erinevad asjad võib-olla, aga minu puhul on sellest väga suur osa olnud minu isa ja minu toetajad ja kõik, mis me selline dünaamika, mis meie puhul sobib. Ja point ongi selles, et maailm on karm, tippsport on karm selles mõttes, et kedagi ei huvita seal tegelikult see on karjääri juhtimine. Kui sa oled selles kehv, siis see on sinu mure, see on sinu nõrkus. Täna me, vaata,
mis on tänapäeval on pull, kui sa rääkisid sellest vanast ajast, see on minu mõte, võib-olla see on ebapopulaarne arvamus, aga ma ütlen seda, on see, et kunagi tehti seda asja puntides ja see oli selline, millest ma veel kord hiljem tahan rääkida, on see korvimaailm, kus mu isa tuleb ja ma näen seda ühtlust tänapäevani seal. See on nagu teistmoodi ja seal on see sõprus, see on teistmoodi kõik ja me hiljem räägime natuke sellest ka, aga minu point, mida ma tahan öelda tänapäeval, et on tänases spordis, ütle mulle, kumb on siis nii palju olulisem, kas sa oled kiire hüppaja või hea rääkija? Et kui sa oled kiire hüppaja ja kehv rääkija, siis väga sust tegelikult maailmameistrit ei tule. Ja selle teemaga ma tahtsingi sinnani jõuda. Et neid asju on palju, aga ma ütlen, et see on nii suureks läinud. Ja täpselt. Et me ei suutnud mingi hetk nagu, et sõitja ei üksi, meil ei olnud Eestis mingid kas või erialaspetsiifilisi treenerid vastupidavuseks või mänedžer või mingisugust agente. Et siis, kui see asi läks nii suureks, nagu sa mulle siin mingi telefonis ütlesid, et üks hetk sul oli nagu 1000 asja ajada. Sa pidid rääkima sponsorit, sa pidid tegema sotsiaalmeedia postitusi, sa pidid raha otsima, uksel koputama. Ja üks asi veel, mitte ainult see on see, millega sa näiliselt tegeled, aga seda 1000 asja ma pean seda silmas, millega sa oma peas tegeled. Aga see kõik saabki seal peas lõpus kokku. Aga saad aru, seal peas on veel sinu enda nõrkused, mida sa ei teadnud, et sul on, sellepärast, et sa kasvad suureks ja sul hakkavad kaenlaarused karvaseks minema ja sul hakkavad uued asjad hakkavad poistel toimuma ja kõik see ja siis sa oled ju emotsionaalselt arened teistmoodi. Ma saan aru, see teema, sellepärast ma ütlengi, päeva lõpuks see teema, seda on vägev arutada ja me võime sellest rääkida. Aga see, kui sa mõtled seda tippu jõuda, siis seal seda kedagi ei huvita, miks sa sellega hakkama ei saanud. See, et sa oma karjääri juhtida ei suutnud, see on sinu mure. See, et sa ei saanud oma emotsioonidega hakkama, see on sinu mure. Kas sul ei olnud võimalust? Siin toodi ju EM-ile ja sa läksid starti ja no aga millest sa räägid? Jah, ja päeva lõpuks ongi. Tee ja ära seleta. Päeva lõpuks nii on lihtsam endaga elada ja te keskenduda sellele, mida tulevikus paremini teha. Ja et peale finiši lippu kedagi ei huvita, et kas esimese meil oli 100 tundi sõidetud ja sul üks või oli vastupidi. Mitte kedagi huvita, vaadatakse tulemusi ja selle pealt tulevad sponsorid, tulevad toetajad, tulevad inimesed ümber. Mitte keegi ei loe seda, et palju sa jõudsid Väike-Maarjast talvel sõita või äkki sul ei olnud raha, et vähe rehve osta. Sinu lugu ei ole üldse eriline, sellepärast et kõigil on erilised. Kõigil on oma raskused, oma tee. Sinu lugu ei ole eriline. Ja kui sa ei suuda oma raskustest välja tulla niimoodi, et sa teisi võidad, siis järelikult sa ei ole ka eriline. Sellepärast selles asjas, sest et kõik ei ole erilised, kõik ei ole maailmameistrid ja see on selge. Jah, aga näiteks motospordis on jällegi see, et ainult ei loe sinu talent mootorratta peal või ralliautos, vaid loeb ka see, et kui palju sa said seal istuda, kas sul on eelarvet, et nagu see minu arust teeb selle ägedaks ka, et meil on ikkagi suur väljakutse sõitjateni kas või oma tiimi logistik olla või mänedžer olla. See ongi karjääri juhtimine ja mõned inimesed oskavad seda juba hästi teha. Ta võib olla sust isegi natuke aeglasem ja ta on loonud endale sellise tagala, kus ebaõnnestumine on turvaline. Ja tema ei pea mõtlema, et nii. Mis nüüd saab? Vaid tema ebaõnnestumine on see, et ta saab sellest õppida. Aga kui teine tiim on selline, et ta ebaõnnestub ja tal tekib sellest hoopis unehäire. Et need on need kohad, aga ütlen veel kord, see ei huvita mitte kedagi. Sellepärast, et neid poisse, kes sinna tahavad, neid sünnib praegu. Ma arvan, praegu sündis üks tulevane maailmameister ja neid poisse, kes tahavad kuhugi jõuda, neid poisse on nii palju. Kõik. Et kas sa alad või sa teed? Ja siin on hea koht ära mainida meie Verstoni elektriratas, tasakaaluratas, mis läheb täna loosi ja millega me otsime uut maailmameistrit. Et see tee kuskilt hakkab ja tegelikult see on vägev teekond, aga see karjääri juhtimine, millest me rääksime, see on ülioluline ja meil kõigil ongi erinevad võimalused, me ei sünni ühesugusesse peresse, me ei sünni ühesugusesse riiki, aga tippu jõuavad need, kellel kõik õnnestub täieliku marjamaale. Ja pull on selles, et täna käib jalgpalli MM. Ei käi enam. Sai nüüd läbi. Ja oleme ausad. Ma ei ole, hakkame otsast peale, ma olen Eesti spordi suur fänn ja kuidas võib öelda, ma jälestan seda, kui tehakse spordialasid maha, mul üldse ei meeldi. Ma olen valmis saunalaval, spaas vaidlema mingite venna, kes hakkab Eesti sportlasi maha tegema, sellepärast, et mine ja proovi, miks iganes, tule, kui sa räägid minust või räägid kellestki teisest, ole hea, tule rajale, teeme võidu. Mine jookse kellegi võidu, mine veereta bowlingu kuuli, mine tee, mine proovi.
see ongi tavaliselt kõige suuremad kritiseerida on need, kes ise mitte midagi ei tee. Aga oleme ausad, see tänane MM palju sellist furoori üles keerutanud, aga tõeliselt vägev MM ja jalgpall kultuuri osana on selline ala, mis ikka tõesti, tegelikult räägitakse, vaata me tihti räägime, et meie ala on vähem kajastatud ja nii, aga vaata, mis jalgpalli kultuurile tagasi annab. Tegelikult, kui palju ta annab inimestele võimalusi nendest maadest, kus võib-olla elatustase on kehvem, inimestel, kellel ei ole võimalus. Su ainuke võimalus, see on väljapääs ja selline ala, seda tulebki maksustada. Midagi pole teha, sest et ta annab tagasi kultuurile nii palju rohkem. Ja see on tõsi. Aga korra tuleks veel tagasi siia Lääne-Virumaa pundi juurde. Nüüd me tuleme siis sealt tagasi Lääne-Virumaa. Ega see saade on nii, et me teeme nii, nagu me tahame, me räägime sellise järjel ja kõik teemad on teretulnud, et anname täiega minna. Aga ma küsin, noorena olitegi, nagu sa ütlesid, kõik olid väga head sõbrad, tegite koos trenni, mingi aeg võib-olla keegi tundis, et tahaks nüüd üksinda teha. Mis ajal see muutus? Ma tean, et ei ole kogu aeg nagu parimad sõbrad olnud, on ju. Et millal see muutus ja mis sa arvad, mis need algpõhjused ja juure tasandil, miks hakkas muutuma? See on see, et sa saavutad mingisuguse taseme ja fakt on see, et elu muutub kogu aeg. Ja kui sa mingi tasemeni jõuad, sul tekivad juba ootused, sul tekivad erinevad arusaamad asjadest. Baasväärtuste erinevus on selle asja nimi. Ja see ongi täpselt see, kus siis hakkavad välja arenema sõitjate iseloomud, siis ega teatud asju sa kannatad võib-olla kauem lihtsalt selle nimel, et lihtsalt ühise eesmärgi nimel. Aga kui sa oled mingi asi on oma aja ära elanud, ega siis tulebki, see on loomulik. Muudatused on loomulik elu osa ja tulebki liikuda, sest et oleme ausad, see ei olegi selline ala, et see ongi individuaalsport, mis tähendab seda, et sul on oma tiim ja asju tuleb teha omamoodi. Nägemused on väga erinevad, inimesed, toormaterjal on väga erinev ja sellest tulenevalt hakkavadki, kes saavad paremini läbi, kes ei saa, kelle elu suhted, kelle elu põhimõtted haakuvad, kelle omad on nii erinevad, et see, oleme ausad, ma ei saa minna laagrisse inimesega, kellega mu elu põhimõtted on nii erinevad. Ma ei saa seal toas olla, see võtab mult terve minu ja energia, ma selle koti jätan ju sinna. Et see on kõik ja sellepärast ongi. Ja seal ei olegi, see ei ole halb, see ei ole hea, see on loomulik asjade kulg. Ja see lähebki, kõik hakkavad, keegi tekivad oma kontaktid, oma mingisugused inimesed, oma võimalused. Ma ei hakka ju neid ära andma kellelegi. Individualism tuleb ka ikkagi mingil hetkel välja ja konkurents. Oma tiimi individualism. Ja ongi, ja mõned saavad seda asja paremini tehtud ja iseloomult, ega näiteks meie tiim, me olemegi individuaalsemad ja tõesti olemegi ja mina isiklikult olen ka. Ja mulle meeldib see. Mulle meeldib asju teha väga oma moodi. Ma ei saa, minu hierarhias on üks inimene. Ja see ongi nii. No ütleme, me jõudsime nüüd loogilise jätkuna sinna, et sa olid noore sõitjana Papsiga kahekesi Euroopas, see punt läks laiali minema, käisite juba omapäi, oma kontaktid, kontaktivõrgustik, et sa oled oma isaga alati väga lähedane olnud, olete tiim. Kas teil on omavahel olnud selliseid ka raskemaid aegu suhtluses ja kuidas te olete nendest raskematest aegadest välja tulnud? Ma arvan, et iga suhtluse juures on, ma ei ütleks, et raskemaid aegu, vaid on intensiivsemaid hetki. Ja väljakutseid. Ja väljakutseid. Ja mis peabki olema, sest et see toob ka arengut. Ma arvan, meil on väga tugev side tegelikult, sest see baasalus on väga tugev. See, miks me seda teeme ja päeva lõpuks mina ju sain aru väga hästi, kui palju isa minu jaoks ohverdab. Et see, kui me hakkasime üksi liikuma ja siinkohal ma tahangi öelda, siin hakkas ju, me läksime seda teed, mida isa ju ka õppis. Tema ju tegi minu jaoks kõike. Tegelikult ju, ta tegi ju kõik isad, kes panevad sõitma, teevad kõige paremat ja nad teevad täpselt nii, nagu nad tollel hetkel oskavad ja suudavad. Ja ma ei kujuta ette, ma saan vanemaks. Ma tõesti ei kujuta ette, kuidas mingid asju on võimalik. Sul peab olema ikka julm tahtejõud, nagu tal oli, et elada muga kuskil bussis, 2 kuud sprinteris, vett ei ole, pesed pudelitest vahel. Puhurit ees lased soojaks, aga oluline on, see saaks sõita, sööd riisi ja kana, sööd oma eraelust, ärme üldse räägi, seda ju ei ole. Mootorrattad, elad kuskil Prantsusmaal raja ääres mägedes. Räägime siis sellest vastutusest veel. See vastutus, sa ju vastutad selle eest, et sinu poeg või sinu laps elaks seda elu.
et ta saaks, et tal oleks asjad olemas, kõik see lapsevanema vastutus, kõik see roll. Aga samamoodi ma olin ise kahekesti seal, et seal olles loomulikult me olime ise kahekesti ja seal oli ka minu osa väga suur, et ma pean endast ka nagu ütlema, et ma olen enda üle uhke, et mina ka sellele kõigele vastu selles mõttes olen pidanud need sõidud, asjad, et see ongi koostöö ja ärme jäta rääkimata sellest, et tegelikult mis see baas on, kodus kõik toetajad, need inimesi on, kes sinu peale loodavad ja ootavad ja et see tegelikult see grupp on suur, et sa lähed kodust ära, keegi, kes aitab su kodus asjad korras hoida, kõik see on tegelikult suur logistiline ettevõte. No, absoluutselt. On ju? Me ei pea alati rääkima tiimist, see juba on suur tegevus. Aga tulles tagasi nende reiside juurde, siis minu isa ju oli nii-öelda tippsõitja korvimaailmas. Korra teeme veel kiirelt sellest ka, kes ei tead, kas su isa oli lenksu taga või oli korvis? Minu isa oli lenksu taga. Tema oli... Kes ta korvimehed on olnud? Tema korvimehed olid näiteks Ermo Lood, siis Elgur Veeret, Urmas Sugasepp, ja Pihlaku isa. Väga uus teadmine. Ja Pihlakuga näiteks sõitsid koos, neid ikka on olnud. Okay. Et ja oleme ausad. See on nüüd selline konstruktiivne, mitte tagasiside, aga minu karjääris on suurt rolli mänginud just minu isa need korvimaailma kontaktid. Jah, on hetki, kus ma mingite soolomendadega olen võib-olla juttu rääkinud ja nii ja naa, aga ühtegi sellist sõitjatelt mingisugust abi ma ei olegi oodanud ja see on normaalne. Sellist ei ole olnud ja seda ei ole tulnud ja see on normaalne. Aga abi on alati tulnud korvimaailmast, nagu näiteks, et oled kuskil Saksamaal või kuskil seal helistad jälle öösel Aare Kauritile. Tere, Aare! Kuule, siin on niisugune kiri, kas sa ei tea, mis see tähendab? Aare jälle öösel võtab telefoni vastu ja ma olen ülitänulik, et ma olen tänulik nendele inimestele, Aare Kaurit nagu näiteks ja just läbi isa siis selle korvimaailma ja isegi Krister Sergis on ju, nagu, ja oledki kuskil laagris, helistad ja näiteks isegi lähed kõik need kontaktid, treeningrajad, kuhu minna, kõik need teadmised ja siinkohal ma lähen ruttu korraks tagasi, et vaata, te olete varasemates podcastidest rääkinud ka, et esimesed eestlased, kes läksid Euroopasse, noh, Valdur sõitis Prantsusmaal ja Kresa sõitis igal pool ja noh, tegelikult me ei tea, Sulev Saarest me rääkisime, Sulev Saar tegelikult sõitis ka rahvusvaheliselt ja neid poisse on ju, mehi on tegelikult väga palju, aga ei tasu unustada. Vaata see, ennem te küsisite ka küsimuse, et mis see on, mis nendel isadel on, see kogukonna tunne. Kui sa vaatad neid filme asju, need korvimehed on nüüd hullud vennad, ma ütlen ausalt, nad on selles mõttes hullud vennad. Nad läksid Ikarussi bussiga siit, on ju, sõitsid 40 kilti tunnis sinna ja nad on nii ala entusiastid ja üks osa kui Aavo Leok ja need läksid nagu profimaailmas, siis tegelikult ju samal ajal liikusid need korvivennad kogu aeg mööda Euroopat ja need kogemused on midagi, millest me väga palju ei räägi. Aga see, kui sa võtad tegelikult korvi spordi tähtsus meie riigis, võta nüüd lahti need Valga MM-id, Saku MM-id, see on ju jõhker, see on ju jõhker, mis rahvas seal käis. See kõik on nagu justkui alguse saanud sealt Läti motospordis. Vaata, kui suurt osa mängis see külgkorvide. No Krister Sergis oli seal ikkagi rahvuskangel. No kuule, ja tänase päevani kõik need Läti kutid ja täna meil on Gert Varikud ja kõik Gert Varik ja kõik eelkäijad ja Kordejev meil täna sõidab ja meil on nüüd Reesnad ja nii edasi, kes meil siin sõidavad. Et tegelikult mina ütlen, mina austan neid, seda ala tegelikult väga. Just sellepärast, kes nad inimestel on, nad on ala fännid ja tänu sellistele fännidele see asi ka suures osas toimib. Kõikides kohtades ei ole motodünastiat. On ju. Kõik ja sellist, aga seal on alaarmastus ja tänu sellele on see jõudnud minuni ja kõik see, et ma siinkohal ütlen, et kui te teete, kindlasti kutsuge veel siia rääkima just neid mehi, kes räägivad neid lugusid vanadest aegadest, korvidest, asjadest, sest see on ka osa meie sellest motospordi ajaloost väga suur. Sest et see on see, mida mina olen saanud. Aare Kaurit jagas näiteks meiega kontakti Prantsusmaalt, ma sain Prantsusmaa litsentsi, tegin kõik sellised motokoolid läbi siin. Yves de Plas on selline Prantsus motoföderatsiooni tegelane. See Prantsusmaale võistlema minek ei olnud lihtne. See on ju täielik. Motokoolis pidid käima. Tegid seal igasuguseid asju, sõitsid seal torbikute vahel
noh, see ei ole nii, et teed lihtsalt litsentsi Ja lähed, ja et seal kõik sellised asjad ja helistad ja Sergisele kõik ajavad sulle mingisuguseid diile välja, kontakte annavad, et see on suur osa sellest minu spordikarjäärist olnud. No ütleme, sa ütlesid ise ka, et elasite kuude kaupa isaga Euroopas bussis on ju ja aga milliseid omadusi näiteks sa oled oma isalt pärinud, mis sul endal kõige eredamalt nagu pähe tükkab esimesena? Ma hüppasin natuke ruttu ette, ega oli ka aeg muidugi, kus mu isa vaatas, et kui ma tulin välja ja hakkasin võitma kõike ja liikusin edasi, kui ma olin ikka täielik nii-öelda, kõik pidasid mind imelapseks on ju, aga see imelapse tulemus võrreldes Martin Varrandiga 50-s ma ei olnud imelaps, aga kui ma 10-aastaselt või 11-aastaselt jõudsin 85, siis ma tõesti olin, aga see oli suur töö tulemus. Ega siis ju teine asi korvimehena, ega midagi tagasi hoitud ju. Siis ikka olid suured rekkad, siis koliti Euroopasse, siis me elasime seal. Mul olid parimad tingimused üldse, mis olla saavad sellele vanuses. Mina olin ainuke vend, kes elas põhimõtteliselt nagu professionaalselt Euroopas. Mu isa oli muga ainult seal. Me elasime Kesk-Euroopas. Me käisime mööda radu, meil olid bussis kõik asjad, mängisin seal PlayStationid, ma õppisin ja siis tegin kõik asju seal, ma elasin ainult Euroopas ja see maht, need summad, asjad, mis sinna sisse pandi, kõik selle nimel, et Indrek Mägist tuleks maailmameister ja kõige hullem on see, et ma oma peas mõtlen, kujutad see ette, sa pead seda nagu uskuma oma pojasse. Nagu mis kogus usku peab olema isal sellesse, et minu poeg tuleb. See on nagu... See on üliäge tegelikult. Nagu... Aga mingi hetk ma kujutan ette, et su isa ja sa ise sa päriselt ka uskusid ju. Muidugi ma uskusin seda, aga ega sa saad aru need asjad, mis te siit loete, need ei ole selle pealt, et lihtsalt teeme. Saad aru, sellepärast ma ütlengi, et me ei räägi lihtsast mehest. Nagu need üldse need krossisad, need ei ole lihtsad vennad. Aga kus sa pead välja tooma 3 omadust, mida sa isalt oled saanud? Tahtejõud. Kindlasti see tahtejõud on see töötahe, et sa ei anna alla. See on uskumatu. Aga tihtipeale see ei ole mul isegi see minu selline instinkt. Ma pigem tahaks olla see laiskvend. Ma päriselt tahaks. Aga kuskil sisimas on mul mingisugune tuluke, mis on hästi sarnane sellele. Ja eks seda on isa ka, ma kindlasti, et vaata, seal peab olema alati küsimus, seal peab olema vastus. Kui tema minult küsis ja midagi ootas, ta ei oleks ju seda teinud nii ulma usuga, kui ma ei oleks vastanud, kui ta ei oleks nagu näinud minust seda, et tas tõesti on see potentsiaal, on ju. Et siin ongi see ja kindlasti ma olen isalt need omadused neid on, isa mõttes on palju, et jää alati iseendaks. Ma olen seda varem ka öelnud, et ära mine selle mögaga kaasa. Ole aus teiste enda vastu. Ja iseenda ja teiste vastu ja ole mees, See on ka jälle teema, mida me võiks nii pikalt arutada, seda pole mõtet, aga kindlasti ma tooks selle ühe välja, see on isa ja elutarkused, asjad, kõik, mis me sealt saanud. Vaata, ma olen ikka selline, mulle meeldib, kui ma juba siia tulin, mulle meeldib rääkida. Kui sa täna võtaksid selle enda avatari ja tõstaksid kuhugi X kohta, kuhugi Lõuna-Ameerikasse, ma ei tea, Brasiiliasse niimoodi, slummi, põmm. Ja kui sa kukud sinna maha, ma olen mõelnud oma peas, sina näiteks või sina, mis on need instinktid, mille pealt sa hakkad liikuma? Kas need instinktid on selle pealt, mida sa oled ise õppinud või see, mida sul on õpetatud või antud? No sa ikkagi usaldad kõigepealt seda, mida sulle on antud. Ma arvan, et see oleneb ka, millisest perekonnast sa tuled, on ju. Just. Et kas sa usaldad seda, mis sulle antud on, isegi laps tegelikult, ta ju tajub seda keskkonda ja seda usaldustaset oma vanemate vastu, et kas ta julgeb seda usaldada, mida ta instinktist teab või ta hakkab mingit asja leiutama. Just, aga mina näiteks, kui ma oma peas, ma vahel niimoodi magama jäädes mõtlen sellist asja peale, siis näiteks kui mind sinna maha panna, siis fakt on see, et 90% ma hakkan toimima nii, nagu mulle on antud, isa on andnud mulle neid oma kogemusi. Ja see ju näitab seda, kui tugev see side minu jaoks on, on ju. Ja see ongi see teema, miks ma tahan öelda, et mingisugused oma kogemused ja need 1000 asja peas, need ma olen pikemaajalisemalt võib-olla lahendanud, aga see baasväärtused ja need sellised asjad, et see vastus sinu küsimusele ongi see, et see kõik tarkus tuleb tegelikult sealt ja sellele ma olen väga, väga uhke. Sa mainisid siin kuude kaupa Euroopas, rekkas, isaga kahekesi. Jah, absoluutselt. Aga mis selle juures kõige raskem sinu jaoks oli? Millest sa puudust tundsid?
see kõik ei olnud ju ainult lust ja lillepidu. Tead, ma ütlen ausalt, räägitakse, tänapäeval on selline mood, et räägitakse mingitest asjadest, et sul on ju lapsepõlv elamata ja nii ja naa. Ma tahaks küsida, millest te räägite? See oligi su lapsepõlv. Mina just olen elanud lapsepõlve. Ma olen Gert-Kristiinaga sünnipäeva pidanud Striibra raja ääres, on ju. Ja see oli nali praegu, et Gerdil oli sünnipäev, me olime Jungade MM-il ja kes see veel elas elu, kui mitte mina? Mul on see võimalus antud. Jah, igal asi on tasakaalus. Kui sa midagi saad, siis see on teistpidi, see asi peab olema tasakaalus. Teistpidi see pidi olema, ongi raske. Ega see ei olegi lihtne. See töömaht, mida me tegime, omavahelised suhtlused, asjad, kõik see tulebki, see peabki olema tasakaalus ja need võimalused, mis mulle anti, ma ütlen, ma arvan, ma olin tollel ajal, ma olin ikka tippsportlane, mul oli kõik olemas, mul oli 3 tsiklit mootorrattaid, mul oli seal Yamahad 142 ja seda aru, mul olid kõik, kui oli vaja testida, oli vaja testida. 2 teppi, 2 toomad, 2 pro-sirguid, 2 AGS-i ja hakka testima. See käis niimoodi, seal ei ole nagu nalja. Ja lähed laagrisse, noorena läksid, siis need laagrid ikkagist olid, need laagrid olid niimoodi, et kui sa 30 päeva olid laagris, siis 27 päeva sõitsid. Et aga see ongi nii, vahel oli rekkaga, enne seda oli aeg, kus me käisime Vito bussiga, et seal ei ole niimoodi, et sul on loss ja niimoodi, ei, ma olen kõike näinud ja sellepärast ma oskan seda hinnata tegelikult, et algas ju üldse niimoodi, me käisime Vito bussiga, tehti raam sisse, mina magasin esiistmete peal, õppisin esiistmete peal, aga see kõik tuli ju sellest, et isa nägi, et näed, tas on potentsiaali ja ta tegi neid investeeringuid. Ja kaasa tulid ka sinu tulemused ja sealt tulid ka toetajad, asi hakkas arenema. Usk ja eelkõige ongi need head inimesed loomulikult, kes minu ümber on ja kes uskusid ja see ongi siuke suur tiimitöö tegelikult. Aga see, et seda tiimi vedada, seal oli isa tahtejõud ja mina olin seal siis see vagun, kes seda ja oligi need hetked, need on nagu vägevad hetked, sa lähed kõik need, kui ma Kesk-Euroopa meistriks tulin, need nimed, kõik, kes tol ajal seal sõitsid, on täna kõik maailmas ju suured nimed, on ju, keda ma võitsin niimoodi, et ma isegi ei mõelnud selle peale, on ju. See kõik mingil hetkel tundub, kui sa oled selle asja sees, siis see rong liigub täiel kiirusel, et sa kaod sinna nagu sellise temposse ära, on ju. Saad aru, ma kujutan ette, et seal ei ole küsimust ka, et nagu seal maailmameistrid, mina, tollega ajaks ma ise, saad aru, ma tulin tagasi, TJFM maailmameistriks on ju ja siis kunagi oli väike, ma tulid tagasi, vaata hästi pikalt olin koolist ära ja kogu aeg tulid tagasi ja ikka sõbrad, seda ikka igatsed ju tegelikult, aga tegelikult ma olen alati olnud selline maailma inimene, ma siiamaani, mulle tõesti maailmas, mulle meeldib suhelda ja ma olen selline ja see on ka tänu jälle sellele, et ma olin noor, siis isa alati ütles, mine räägi, James Stewart on seal, mine räägi temaga, David Wullemin on seal, mine räägi, lihtsalt nagu jälle pea eest sisse. Aga tuli sul sellel ajal ka see siis naturaalselt juba, et sa läksid ja sundsid ennast mugavalt? Küsisin mingid lollid küsimused jälle ja ma olin noorena ka selline ükskõik, kus korvide MM-id jälle läksid korjuse juurde, kuule, võta mind korvi. Läksid sinna, sõitsid need auringid ära ja ma olen terve elu olnud selline, isa käis mind otsimas kuskil, siis kuule, kas sa oled näinud seda pruuni silmadega väikest kutti, kes küsib kogu aeg midagi. ja see oligi ja see loomulikult ja see kõik ongi üks suur pagas, mis sa võtad sealt kaasa ja siis ma mäletan nii hästi seda, et 2003, enne seda ma olin ju tulnud juunioride, või tähendab Kesk-Euroopa meistriks ja kõik Tšehhi meistrivõistlustel me kogu aeg seal tegime tulemusi, siis olid TJFM juunioride maailmeistrivõistlused, mida siis Roxen on seal võitnud ja Varrand on rääkinud, Kepa, see on tolle aja meie maailmeistrivõistlused, lihtsalt FIM ei korraldanud, aga kõik, kui sa neid nimekirju vaatad, seal oli neid sõitjaid, kes täna on maailma tipus palju. Ma mäletan, ma tulin tagasi ja ma ju võitsin selle MM-i, on ju, ma olin juunidele maailmeister ja siis ma jõudsin Väike-Maarjasse. Vaatan koolidisko, Ice Cream, sõbrad, ma läksin, oleks sa mind näinud, vaata mul nüüd Etten, siuke firma oli kunagi, pusad ja asjad ja siis songsid käisin just juuksuritsa, siis need Ice Creami tüdrukud andsid neid allkirju ja siis ma ütlesin sõbrale, minu ütle talle, et ma olen maailmameister. Ma ei mäleta lihtsalt seda aru. See oli, tegelikult on vägev.
Aga sa kõndisid sinna sisse ka niimoodi, et sa teadsid, et sa oled Indrek Mägi, vaata. Ma kujutan ette, et sa vaatasid, et ice-cream'i tüdrukud tulevad sinu käest autogrammi käisima. Ma tahtsin. Olid sa valmis, sul oli endal marker kaasas, et neile autogrammi. Aga point on selles, et vaata, mis on hästi pull. Meil kõigil on vaja neid hetki, tähelepanu hetki ja üleüldse öeldakse, räägitakse edevusest, tähelepanust, mis iganes. Need on asjad, kui sa oled edev ja sulle meeldib tähelepanu, kui sa oskad need enda jaoks tööle panna, siis tulebki maailmameister. Kui sa ei oska oma neid tööriistu ära kasutada, siis sa oled lihtsalt loll. Ja point on selles, et mul oli väga lihtne. Need hetked, kus ma sain olla särada, las ma siis särasin natuke. Sest et kui ma läksin ju sinna koju ja läksime tööle, siis ma ju olin sõdur, kes tegi jõhkralt tööd. Sa olid missioonilis. Mul oli ju vaja ka sellist ja noore poisina me kõik ju. Aga see oligi, need on väga heatahtlikud ja lahedad hetked, kui ma tagantjärgi mõtlen, et ise arvad, et kõik vaatavad. Keegi ei teagi, et sa tegelikult tulid kuskil mingiks võitjaks. Aga siin on jälle oluline, nagu sa ennem mainisid, baasväärtused on ju, et kui sa saad nüüd seda tähelepanu, sa oled nüüd see maailmameister, et kuidas sa seda kasutad, kas sa kasutad seda enda jaoks nagu positiivselt ära, sa suudad sellest nagu trenni, kui sa oled seal see sportlane Indrek Mägi oma maja taga raja peal on ju, kas sa suudad seal olla selles mõttes treeningprotsessis mitte keegi, et teha trenni nagu sul on vaja keegi olla või kellekski saada või sa lähed sinna ja sa juba oled nagu saavutanud on just tegelikult, kui sa mõtled MM-il, me näeme tihti, et kõvad sõitjad saavad MX2-s teha see diili on ju ja siis nad mõtlevad, karjäär on tehtud. Aga see, kes 5-kordseks MXGP maailmameistriks tuleb, tema jaoks ei ole karjäär alanud enne, kui ta saab teha see diili MXGP-s on ju. Et see on nagu äge, et sa just välja tõid selle ja ma arvan, et ülioluline oli see, et sa läksidki tagasi koju ja isa jaoks oli tavaline Indrek Mägi, kes ei olnud veel jõudnud kuhugi ja töö alles algas. Ja et kõik aru saaksid, me räägime ajast, kui ma olin 12. Täpselt. Me ei räägi sellest, et ma olin 16-17, me räägime, kui ma olin 12 ja ma olin veel väike põnn. Ja selles mõttes, aga loomulikult seal oli ju kõik paigas. Selles mõttes mul, isegi kui sa natukene vahepeal tahtsid nina tõsta, siis sa läksid ju sinna, siis kohe see langes. See töö, see hulk, see kõik, saad aru, mul on nii hästi meeles need. Kui me räägime praegu, mul tuleb neid kogu aeg. Üks hea olukord, ma räägin. Ma käisin Sõmerpõllu-Kross, kõige hullem rada üldse minu jaoks noorest saadik. Ja olenemata sellele, et ma noorena võitsin palju mingeid asju, mul olid omad nõrkused. Ja ma ruttu räägin paar lugu on see, et kui ma käisin ilma isata trennis, ma olin alati kõige aeglasem vend. Näiteks, kui mul isa jalaluu ära murdis, ma käisin Petsi ja Kullase, Rätsepa Peetri ja need võtsid mu peale ja me käisime koos ja võib-olla siis isa mehaanik ja kes tal korviaegadel oli, siis käisime ja me tegime seal trenni ja kõik seal Aljala rada oli kunagi seal trennis, seal olid sooned, ma ei saanud seal hakkama. Ja see oligi täpselt see isa mõju oli nii suur, ma olin viimane, ma kaotsin kõigile. Isa oli haiglas, ma teadsin. Ja saad aru, ta tuli, ma nägin isa auto tules kuskil. Kiirus tuli. Ja järgmine start oli niimoodi, kui ma olin 10 starti kaotanud, siis järgmised 15 ma kõik võitsin. Sooned pandi niimoodi läbi, et sa ei kujuta ette. Aga ma küsin korra siin siis vahel, et näiteks me ennem rääkisime, et sa tegelikult enda karjääris midagi ei muudaks, on ju. Aga kui sa lihtsalt lased nagu fantaasial lennata või sul oma poeg kunagi sõidab, on ju, kas sa pead ka oluliseks seda, et näiteks kui sa olid seal, ma ei tea, 12 kuni 16, et mingil hetkel sa oleksid ilma isata pidanud mingis treeninggrupis Prantsusmaal olema või sellest keskkonnast välja tulema, et karastuda nii-öelda ilma tema kohal olekuta? Ja, vaat see ongi see teema, miks ma ei taht selle küsimusele vastata, on sellepärast, et meie tee on valitud seda pidi. Ja vaat see ongi see, et kes kuidas oma selle rongi käima lükkab või selle teekonna käima lükkab. Ma ei saa rääkida väikestest 3 asjast, mis võib-olla oleksid muutnud kokkuvõttes 5 kohta, et kas ma olen EM-il 9 või 5, see ju tegelikult ei muuda. Seda, kas ma tulen maailmameistriks täna ei mäletaks seda keegi, vahet ei ole. Seal ei tule. Ja see ongi see point, sellepärast rääkida nendest asjadest on keeruline. Jah, tõesti, seal on juba suur muutus. Mis me oleme omavahel ikka arutame vahepeal neid asju. Ja ongi, kui sa varasemad saadad sinna, aga siinkohal ma muidugi toon kohe, et kus sa saadad? Meie aeg, kui meie hakkasime sõitma, kõik ju läks raha peale. Et see ongi see ajastute erinevus, millest sa rääksid. Ja meie perekonna poliitika oli see, et me ei maksa nendele välismaalastele, sellepärast, et sa ju tead, mis jama sealt on tulnud. See on ju õudne. Ja päeva lõpuks mu isa oli ainuke inimene ja minu tiim ja kõik need toetajad, kes minu taga on see punt, kes mind on terve elu aidanud, nemad on ju minu eest väljas. Ja kõige kehvemal juhul
mis juhtub alati, on ikka see, ükskõik, keda sa vaatad, staarina lendavad, lõpuks on kõik isa juures siin tagasi Eestis ja oma pundi juures ja lähed jälle. Aga välismaal on niimoodi. Just, ja kõik nad, sest et fakt on see, et see on kapitalistlik ühiskond seal ja seal nähakse võimalus sinuga raha teenida. Ja muidugi. No, sina oled toode nende. Ja kui sa saad sellest surmaarust nii-öelda läbi, kus sa ei ole see toode enam ja sa oled juba see, kes on see nimi nagu täna, no aga see periood, et sealt läbi minna, see on nii raske teekond ja sinna jõuavadki maailma 5 esimest venda võib-olla. Selle surmaaru nii-öelda varingusse jäävad enamus sportlased, väga paljud ja sinna lõpebki see. Sellepärast, kuna mu isa oli tol ajal tiimi pea, siis oligi otsus, et meie ei maksa. Kuigi tagantjärgi loomulikult niimoodi sa võid ju mõelda, et oleks võinud proovida seda ja neid võimalusi oli nii palju. Aga kas see päeva lõpuks midagi muudaks? Ma arvan, et ta ei muuda. Sellepärast, et seal hakkavad teised küsimused tulema. Seal hakkab see vaimsus mängima kõik muu. Et see iseseisvumine, mida ma ütlen tõesti, ma ei oleks teinud seda, aga ma oleksin töökasvatust rohkem võib-olla endale lasknud suunata, mille ma olen pidanud hiljem õppima. Ja see on see ju, et nemad, see põlvkond tuleb kuskilt ajast, kus nendel on olnud väga raske. Tegelikult nad on kõik pidanud ise endale tegema ja nad tahavad oma lapsi sellest säästa. Aga see ei ole alati hea. Minul oligi see, ma sain oma selle raskuse kätte spordist, aga seda oleks pidanud natuke võib-olla niimoodi, et spordis on natuke nagu leebem see asi, nagu ta ei ole nii, ütleme, et tulemus, vaid seal on selline, et sa saad ise õppida. Ma lihtsalt, see on fantaasia, ma ei tea, kuhu see oleks viinud. Aga point on selles, aga just see veel rohkem kohustusi. Sellele väiksele Indrekule oleks pidanud panema rohkem töökohustusi, et tal tekiks mingisugune teine väärtus, mida ma olen vanusega pidanud nüüd ise õppima, et olla sellises vanuses, nagu ma täna olen, edukam ja näha, et ma tulevikus tegelikult oma parimat hooajad alles olen tegemas. Et see ma muudaks. Ma ei oska spekuleerida, seda ei ole mõtet spekuleerida, sest et see küsimus on väga lihtne. Ma olen väga uhke selle üle, mida ma olen oma karjääris saavutanud. Päriselt. Mul on need tiitlid, meil on need tiitlid, vabandust, meil, see punt, kes mu ümber on, meil on need tiitlid, me oleme saavutanud, me oleme õppinud, need kogemused, need erinevad aastad, kus me oleme kuskil käinud. Teine asi on nüüd see, seal on nüüd see küsimus. Ma olen enda üle väga uhke ja ma ei muudaks mitte midagi, see on see, kes ma olen. Nagu ma enne ütlesin, kõik ei ole maailmameistrid. Mõned on Soome meistrid. Mõned on Eesti meistrid. Mõned on Rootsi kolmandad. Erki, mõni on Eesti meister MX1. Tõstke käsi, kes on Eesti meistriks tulnud MX1. Ja point on selles, mis ei ole siis saavutus. See on ju suur saavutus. See on saavutus, aga vaata siinkohal ongi, et mis oli su algne eesmärk. Ma tahtsin sinna jõuda, et vaata, me rääkisime siin usk, tulemus, siis tekivad inimesed sinu ümber. Ma hiljuti kuulasin ühte Eesti spordisaadet ja see oli üks väga kõva Eesti sportlane, mida nimega Erki Nool ütles, spordis tulemus ongi kõige olulisem. Aga siinkohal ma tahangi öelda, et sa lugesid Eesti meister, Soome meister, aga su eesmärk oli maailmameister. Siis vaata, siis tekib see nagu käpp siia vahele või see vahe. Nüüd ongi see minu vastuse teine pool. Ma olen uhke selle üle, mis ma olen teinud loomulikult. Ma ei saa kahetseda mingisuguseid asju. Ma oleks võinud ju ise 10 korda asju paremini teha. Me ei saa sellest rääkida, sellepärast kuna 2023 ma tahan teha oma elu parimat hooaega, siis me ei saa seal minevikus nii palju sobrada. On ju? Sellest tuleb edasi liikuda ja õppida. Aga point on selles, kui me räägime nüüd potentsiaalist, vaat see on see, millest sina räägid. Loomulikult mu potentsiaal. Ma olen väga palju mingitel põhjustel kasutamata jätnud. On see siis, mis iganes, nagu ma enne ütlesin, see avatar, need põhjused jäävad siia taha. Kas on su karjääri juhtimine või on see su mingisugune enda isiklik probleem, mingi ükskõik, mis on rahaline probleem, see ei huvita mitte kedagi, sellepärast, et sa ei suutnud seda teha. Aga nüüd on küsimus selles. Täna mul on need võimalused teha järgmine aasta paremini ja see potentsiaali küsimus, suur austus Andres Kristinovi vastu, on ju? Temast on väga palju räägitud. Kui Gennadi Moisejev tuleb nuia, kes on maailmameister ja Andres Kristinov võidab teda, maailmameistrit. Kas sa saad öelda, et sa oled Antonio Cairolit võitnud straight up niimoodi? Ei saa sina ega mina öelda. Mitte keegi ei saa seda öelda, mina ei saa öelda. Aga Andres Kristinov saab öelda, et ta on Moisejevit nuias võitnud. Ma mõtlen, mis tema peas võis toimuda sellel hetkel,
kui me räägime potentsiaalist. Absoluutselt. Tema on maailmameistrit võitnud. No siin tulebki see välja, mis sa ütlesid, et me kõik oma teekonda ja seda võitlust alustame nende vahenditega, mis meile on antud. See võib olla ajastukohane, see võib olla pere, ma ei tea, rahaline seis, see võib olla perekonna struktuur, ükskõik mis see on. Ja igaüks hakkab oma vahenditega ja tippu jõuab see, kes oma vahendid kõige paremini ära kasutab. Minu isa ütles mulle ükskord hästi. Ma ei tea, kas see oli tal kuskilt inspireeritud või ütles, mulle kõige rohkem meeldis see aeg, kui sa kodus maja taga sõitsid. Päriselt. Sest et see oli lahe aeg. Siis oligi. Siis oli lihtsam nõuda kõike. Et see on kindlasti kuskilt inspireeritud võib-olla mingist filmist või asjast natuke on ju. Aga seal on oma tõde. Sellepärast ja päeva lõpuks me võime siin arutada ja ma ütlen kohe ära, see ongi selleks podcast, et arutada ja rääkida natuke asjadest, mida ei tea. Aga poisid, kes te tahate tulemust teha, siis ärge nii tõsiselt seda kõike võtme ja räägime sellest loost. Fakt on see, kui te tahate midagi teha, siis tehke tööd ja tasub vähem pinguda ja tasub teha tööd ja ärge andke alla, et hiljem te kahetsete neid asju, mida te ei teinud. Sellepärast, et tegelikult on see, motospordi juurde üldjuhul enamus ajast toob meid armastus meie ala vastu. Ja point on selles, me räägime täna nendest asjadest lihtsalt et inimesi valgustada ja kõigest sellest. Aga point on selles, me oleme siin täpselt nagu ma ütlesin, armastust ala vastu ja see on kõige olulisem. Ja ükskõik mis või kuidas, ärge unustage kunagi seda, miks te seda üldse alustasite. Ja ma tahtsingi siinkohal sinuga ka veel jõuda korraks selleni, et kui hästi sa oled näiteks ise ja koos isaga ka mingitel raskematel aastatel näiteks, kui sul on olnud vigastusi järjest palju, et kas sa oled õppinud nagu minema nendesse toredatesse aegadesse või sellesse juure tasandil, et kust see kõik algas, kui see emotsioon oli tore, kui palju see sind on nagu aidanud, et käia näiteks minevikus ja tuletada neid häid emotsioone meelde seal põlluraja peal, kui isaga oli koos nägu naerul, et kas see aitab rasketel aegadel? Vaata, oli päevi, kus see nägu oli naerul, aga oli päevi, kus see oli ikka nii nutune, et prillid lihtsalt olid udused. Aga miks? Mis sinus selle nutu tol hetkel välja tõi? Paljud asjad, aga ma arvan kõige rohkem hirm ebaõnnestumise ees juba noorena, millest sa aru ei saa ja sest et kuna sa on süstitud ja sa tead, mida sa teed, sest et tihtipeale me ajame segamini need asjad, et me kardame mingeid asju, ei, tegelikult on see just see, et ma ei saa hakkama ja et see kõik sellised asjad. Ja... Aga kummal olid suuremad ootused? No näiteks läksid Estikate etapile 65-ga. Kas sina tahtsid olla esimene või isa ootas, et sa oleks esimene? Mõlemad. Ja ma väga hästi ütlen, ja tead, ma vastan, see on väga pull küsimus, tänapäeval tuleb ülesse. Kas keegi vaatas James Stewarti Hall of Fame'i kõne? Eelmine nädal tuli välja. Ja tänapäeval hästi palju räägitakse. Ja see on järjekordne teema. See läheb, me räägime laialt ja meil on aega. Meil on aega ja me räägimegi. Ja point on sellest, me räägime. Ja üks asi. James Stewart on üks läbi aegade maailma edukamaid cross-sõitjaid. Oleme nõusseks. Ta ei ole just võib-olla tiitlite mõttes, aga selle, mida ta suutis spordis teha ja evolutsiooni tekitada mingis alas, see on nagu... Ta reformi sporti selles mõttes. Ta kõik tõi uued asjad, aga ta oli kindlasti maailma kõige kiirem mees. On ju? Ja tema see jalajälg on selline, et põhimõtteliselt meil polegi jalajälge. Ja point on selles, tema andis oma Hall of Fame'i kõnes väga selgelt märku. Ta terve aeg, mida ma ei oleks isegi arvanud. Ta rääkis ainult oma isast, emast ja silmad olid pisarates. Ja ta ütles väga lihtsalt see küsimus, mis ütlesid, kes ootas? Mina ootasin ja isa ootas. Sest et olen aus suga. Mu üks suurimaid ja see peabki nii olema, sest et see lähen korraks veel ennem tagasi. Tihti räägitakse, et mingid lapsed teevad midagi, sest et vanemate lapsepõlve unistused jäid täitmata, hakkame neid kellegi peale. Kui neid unistusi täitmata ei oleks, siis ei oleks meil ka mingit tulevikku. Minu meelest see on hea asi, et need on olemas, et meile antakse see võimalus. Meile antakse see võimalus, mis iganes põhjustel, siis see on meie privileeg samamoodi. See, kas me oleme tugevad või nõrgad, suudame seda teha või mitte, kas me valime tee selle, et hakkame vinguma selle kallal, et mida mulle kõike tehti. Või teine asi on see, et me lihtsalt leiame endast selle ja me teeme. Ja kui sa tõesti midagi teha ei taha, siis et öelda ei ära, et ma ei taha seda teha, selleks sul peab olema julgust. Järelikult sul pole olnud piisavalt julgust, et ennast väljendada nagu õige mees. Et saad sa aru, siis järelikult sa peadki selle õppetunni niimoodi vastu võtma. Ja mina olen väga õnnelik, et isal on olnud selline unistus
et ta on mulle andnud selle, see on loonud mulle mu elu, see on mind arendanud inimesi, see on andnud mulle selle elu, mida ma saan täna siin, me saame sellest rääkida. Ja minnes tagasi selle Stewardi jutu juurde, ta ütles, tema suurim kurbus ja rõõm oli see, et ta tahtis oma isale rõõmu teha oma võitudega ja oma emale. Aga mina tahaks ka. Ma mäletan ju väga hästi seda hetke, kui ma mulgikrossil oma elu esimese võidu võtsin esimese sõit ja oma isa pisaraid ja kadunud onu Tõnu pisaraid seal. Aga need on need, mis jäävad meelde päriselt ja see on see, mis siiamaani, seda ma mäletan niimoodi ja see ongi see, et isa tahtis ja mina tahtsin, see oli meie ühine eesmärk ja siiamaani on. Nüüd ma olen küll vanem ja loomulikult ma pean rohkem näitama oma seda tahtejõudu, sest loomulikult see on minu asi, ta ongi ja minule on tehtud küll ja veel ja kõik see, mis tehakse, on ekstra. Et vastus su küsimusele veel kord, isa tahtis ja mina tahtsin ja jumal tänatud, et ta tahtis. See dünaamika, ma arvan, ei oleks sellel ajal üldse toimida saanudki, et see kultuur ja see hoiak ja see nagu mõttelaad oli lihtsalt nii karm, et ma arvan, et kui Indreku isa või ükskõik millise teise selle aja kõva krossipoisi isa oleks aru saanud, et ma tahan rohkem kui poiss, on ju, siis oleks kohe selgelt välja öeldud, et minul pole ammu vaja, kui sinul seda vaja ei ole. Ja point ongi selles, et fakt on ju see, et kõik räägivad, aga kuidas sa, mitte kõik, vabandust, aga tuleb jutuks, kuidas sa hakkasid sõitma, kas sind pandi sõitma? Jah, ei. Ma olin 3-aastane, ma läksin, ostsin selle mootorrattapoest ja siis istusin autorooli ja läksin sõitma. Loomulikult sind suunatakse ja ma eeldan, et see suunamine peabki olema nii. See ongi ju see, mida lastele, see on suurim kingitus, mida sa teha, sa suunad, sa oled ta jaoks olemas. Minu päevad möödusid alati tegevusega. Me arutasime need hetked, me läksime krossi, saad aru, neid on raskeid hetki. On hetki, ma mäletan, külvavärinad tulevad peale, tulevad krossidelt. Aga suurem osa on hetki, kus sa lähed krossidele, Eesti laulud käivad, oled 50 klassiga, sõidad, isa sõidab, oled seal punase madratsi peal, sellega püstis peal, cheer käib, ootad seda Tartut, tead, et lähed Leetu. Seda Tartu kõrget toonet, mis uus ehitati, tead see, mis see Tigutorn, ma mõtlen. Ei, seda polnud olemaski veel. Mis on see suur klaasist toone seal Tartus? Sa mõtled tasku või kvartal või mis see? See kõige esimene, see klaas, kui lähed üle selle silla, Emajõe silla kohe, klaasist toone kõrge. Maaülikooli, ma ei tea, mida sa mõtled. Kesklinnas, kohe tasku ja nende kõrval seal kesklinnas, ainuke selline klaasist kõrge, tollel ajal oli esimene nii-öelda kõrge ehitis Tartus. Okay. Ma ei tea, mis selle nimi on. See üks on vist on tasku kõrval on ka Pläsku eraldi vist seal mingi. Ma ei tead, ma ütlen, see on... No vahet ei ole. Ma ei tea, mis keskust on. Ühesõnaga oli suur see Tartu keskel, et see võis olla aastal 1997 või millal see ehitati sinna. Ja ma mäletan alati, ma olen terve elu olnud fänn selliste suurused, kõige pikemalt, kõige kõrgemad ja kõik sellist asjad. Ja siis oli alati cheer käis. Cheer. You believe. Ja siis ma olin seal ja ma hoidsin neid silmi ja niimoodi, et tahaks seda kõrget toonet teha. Ja siis peale seda jäin magama ja hommikul ärkasin, tšikkel käis see, saad aru, kus see kahetaktiline käimine, see 50-ne. Aga kes need mälestused? Saad aru, see on ju nii suur õnnestumine. Kõik see vaatasid isa, minu isa on Rambo, sõitis selle mingi asi kukkus jala peal, lõikas saapa katki, lõikas endal suure verevalumi katki, läks starti, võt on mees. Need on need asjad, millest ma tegelikult räägin ja lapsepõlves nagu need on nii lahedad mälestused, ma ei ole ju rääkinud. Ma tulen siia, ma hakkan sobrama oma mälestustes ja neid asju tuleb ja tuleb ja tuleb ja tuleb, et need on täpselt need asjad, mis tegelikult loevad. Kõik läheme trenni, laulame igast erinevaid laule, Justamendi laule, mida iganes, kõik need Eesti plaadid. Kvaliteetaeg. See on kvaliteetaeg ja seda on mul õnnestunud palju. Mis kõik Julia Iglesiased, kõik need, ma olen neid asju kõike, neid asju nii palju, et see on, jah, me võimegi rääkima jääda. Tuultsentri abiga on minu tsikkel alati sõiduvalmis.
osta ka sina oma tööriistad toolcenter.ee eest, kasutades sooduskoodi Team101%, saate kõikidelt ostudelt 15% alla.